No tšau, oleme tagasi. Kütsi peatuse season 2 ja episood 3. Nii et täna meil külalist ei ole, räägime siin, Mina olen külaline, ma pole ammu olnud. Jah, Marko Aa. ise tuli külaliseks. aga räägime niisama natuke motospordi juttu. Võtame kõik tuntumad alad läbi äkki või, kus meil siin Eesti poisid ka tegusid teevad ja vaatame, mis maailmas toimub. Jah, käime üle motospordi ja käime üle natukene erinevaid sündmuseid Eestis ja Euroopas ja puhume natukene lihtsalt auto ja spordijuttu. Ma arvan, et hakkame kohe asjast rääkima, siis on huvitav algus. Räägime pärast üritustest ka natukene, mis Eestis tulevad. Nüüd on päike väljas juba, ilmad on päris ilusaks läinud. Ja nädalavahetusel oli meil siin ju mujal maailmas juba ka hooajad käivad, F1, WRC, mõlemad väga huvitavad võistlused. Nii et võtamegi kohe F1 ette. Viimane etapp meil oli siis Hiinas. Ja ma ei tea, kas te vaatasite ise seda või? Ma vaatasin kvalifikatsiooni ainult, sõidupäeva ei vaadanud. Kvall oli juba, selles suhtes oli põnev, aga oleks arvanud, et natukene suuremad vahed on ja seal mõni tootja natukene pikema puuga ära paneb, aga suht koht võrdselt ikkagi lammutavad. Mina tean lihtsalt seda, et Mersu on endale kiire auto vist jälle ehitanud või? Ja et Red Bull, ma ei tea, mis Red Bulliga toimub. Red Bull jah failis kuidagi selles suhtes, minu ootused olid ka Red Bulli osas olid natukene kõrgemad ka sellel hooajal, et eelmine hooaeg nad ikkagi olid kõvasti rohkem konkurentsis, kui tundus nagu selle esimese etapi pealt, et. Ja mul tuli praegu lihtsalt siuke fun fact meelde, et hakkab pihta fun facts, et Marko. Kes see Kimi, see Antonelli või mis ta on, kes see võitis on ju, et ta on nüüd läbi ajaloo kõige noorem kvalifikatsioonivõitja. Jah. Ja, täitsa üks punkt ka siin, aga võime sellest rääkida. Antonelli väga tugevalt alustanud hooaega, no mõlemad üldse, George Russell samamoodi. Praegu ju isegi, Russell juhib, aga edu on väga väike. Ja selles mõttes, et Ferrari on ka ikkagi väga hea auto ehitanud, et tundub, et selle kohta mul on üks hea naljakas asi, ma nägin sotsiaalmeedias siukest klippi, et Toto Wolff on ju, kes Mersu number 1 boss on. Ta vaatas ekraani, kus olid need selle viimase sõidu tulemused, kus siis 2 esimest poissi olid Mersu, teist 3 oli Hamilton, ja siis ta vaatas seda ekraani ja siis ütles kaamerasse, et kõik 3 on tema sõitjad. No kindlasti, ja samamoodi kui Antonelli läks ju poodiumile Hiinas, siis see, kes seda välja hõikab, seal ütles Kimi Räikkönen. Ja Kimi Räikkönen öeldi, mitte Kimi Antonelli, jah. See oli ka siuke paras fopaa korra, jah. Et sul on üks töö. Kuule, aga mul on siit küsimus, kas see poiss on kunagi äkki nime saanud Räikköneni järgi või ei tea või? Keegi ei tea või? Või ei oska öelda. Ei oska öelda, aga ma ei imestaks, selles suhtes ta on ka ju ikkagi lapsest saadik olnud ju ka võidusõitjate perest ju ikkagi Antonelli. Ma eeldan. Et selles suhtes tal ju isa sõitis ka ju kõvasti rinkat, kui ma ei eksi. Et ma ei imesta, kui see Kimi Räikköneni järgi tulnud nimi on. Samas, kui ta see välja hõigatis, ta oli väga üllatunud näoga ja vaatas kõigile otsa, et mis juhtus just, et aga selles mõttes oli lahe näha, et ta ju tema esimene võitsis ja emotsioon oli nagu väga-väga suur. Et kui me nüüd rääkisime ka sellest, et räägime täna Virtsust ja MotoGP-st ja F1-st, siis minu arust F1 teeb seda nagu väga hästi, et nad suudavad alati tuua, mis siis, et see paljudele ei meeldi, need uuendused, aga samas see teeb selle F1 nagu ka põnevaks. Aga seal ma jälle läbi sotsiaalmeedia olen kuulnud siukest asja, et meeskas Verstappen või keegi ütles, et kui neid mingeid muudatusi ümber ei tehta järgmiseks aastaks, siis ta enam F1 ei sõida. Ja ta on päris palju, selles suhtes Verstappen ongi, ma arvan, et täna ilmselt kõige häälekam nendest sõitjatest, kes oma arvamust avaldab, eks tal on seda jälgijaskonda ja platvormi ka ja ta on ju teist hooaega juba kakleb nende FIA uuenduste vastu ja korduvalt on välja öelnud selle, et kui mingeid uuendusi ära ei jäeta, siis tema F1-s lõpetab sellega. Et eks ta on ka siin ju nüüd Le Mansi sõidab kaasa ja eks ta vaatab ka ringi, aga jah, ma arvan, et see on täitsa reaalne oht, et kui need muudatused ikkagi kõik jäävad sisse, siis Verstappen võib sellest spordist ära minna, jah. Samas ma ütlen ka seda, et uued noored tulevad peale, et ma arvan, et see ei ole midagi hullu, et meil seal see rivi on väga pikk ja
ja kui ta tahab ära minna, las ta siis läheb, et selles mõttes ja ma arvan, kui ta, seda on ka räägitud, et kui ta oleks praegu esimene, ei tea, kas ta siis ka vinguks niimoodi. Ilmselt ei vinguks jah, ilmselt ei vinguks, ta on selles suhtes nii palju nagu tugeva egoga mees küll, et kui ta ikkagi seal tipus endiselt istuks, siis ma arvan, tal ei oleks väga midagi kobiseda. Mina olen Verstappeni fännboy, nii et mina ütlen, ta vinguks ikka. No vot, ei tea, eks me näe, võib-olla ta tuleb siin veel, Red Bull on alati siuke tiim olnud, et isegi kui neil halvasti läheb, siis nad leiavad selle viisi, et kuidagi tagasi tulla. Jah, muidugi, see on kõikides sportides. Kas nüüd Red Bullis ei ole enam seda, kes see Horner või kes see põhiboss oli seal muidu, vaata? Teda enam pole ju. Horner minu arust läks ju ära, Horner ei ole ju enam tiimi kapten ju, principal ei ole ju. Ei, seal on mingi teine mees, jah. Ja Horner läks ju ära selle ahistamiskandaali tõttu. Aga kas ta nüüd läks, ta vahepeal räägiti ju, et ta läheb kuhugi teise tiimi enne seda hooaega ja siis oli hull kõmu, et küll siis Verstappen äkki läheb järgi või see oli mingi insener, aga mõtlen, kas see Horner kuskil tiimis on täna või üldse praegu ei toimeta või? Gert kohe tšekkab, aga korra olid kõlakad, et ta läheb Cadillac'i tehase meeskonna juurde ja oli ju ka mingi hetk olid kõlakad, et Toto liigub, Toto Wolff siis. Kuid seda ma usu, et Toto on ju seal, Toto on ju, ta on üle poole oma. Aga jah, siin eks neid kõlakaid käib alati enne hooaega, et kes kuhu liigub ja kellel lepingud läbi hakkavad saama ja eks see kõmu selle F1 ümber on päris kõva olnud, kindlasti suuresti on ka põhjus see, et tegelikult ju F1-l see PR pool on, ma arvan, kõikidest motosportidest täna kõige tugevam. Seal on ka kindlasti kõige rohkem raha. Ja seal on meeletult raha ja see PR pool ta on glamuurne spordiala olnud kogu aeg ja väga atraktiivne ka selliste nagu A-klassi staaride seas, eks. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks neid kõlakaid seal nii palju rohkem on, et ta lihtsalt on niivõrd vaadatud ja niivõrd nagu hinnatud spordiala ikkagi täna. Kõlakad müüvad ka. No muidugi. Jaa, aga Hornerit ei ole. Nüüd on siuke mees nagu Laurent Mekis. Ei tea, ma ei tea tast väga palju midagi. Siin on kirjas prantslane sündinud 1977, töötanud FIAs, Ferraris ja Red Bulli süsteemis, nii et ilmselt tunneb asja. Aga kindlasti Red Bullil ju veel muudatusi, et uus mootor, nii edasi, ma just vaatasin viimast etappi Verstappenil turboboost stardis kadus ära, ei saanud startida korralikult ja siis ma ei tea, ta üldse katkestas tegelikult. Aga sa vaatasid tervet sõitu või? Miks katkestas? Mingi tehniline? No tehniline rike, jah. On siin ju vaba treeningutel on ka ju Red Bullil enamus errorid on tekkinud ju tehnilistes siin ju testimise käigus või millal see Verstappen oma autosodiks sõitis, kvallis või? See oli eelmise sõidu esimene kvalliring. Jah, just sõitis sodiks ennast samamoodi tehniline rike ju ei olnud ju sõidu eksimus, vaid oli tehniline rike, et Red Bullil neid tehnilisi rikkeid on see aasta palju juba olnud. Aga samas ei ole ainult Red Bullil, sest et ju seekord ei jõudnud ju sinna stardirivisse mäkud ka ju. No paljudel oli probleeme tegelikult, et kui sa vaatad, neid DNF oli seal vist mingi 5 või 6 tükki lõpuks. Jah, meeletult palju oli jah, võrreldes nagu tavapärast reisidega, siis oli kõvasti rohkem neid DNF-e, jah. Aga esimeses etapis jah, siis Verstappenil oli vist tagasillas mingi differ või midagi läks lukku seal ja siis sellepärast juhtus, aga ikkagi, ta startis lõpust, aga tuli 6. Aga lähme korra tagasi selle juurde, et nüüd meie kui tavainimestel, kujutad, et ma ei tea, mis see kiirus seal on, see oli peale stardisirget ka, kui see esimene kurv vist ju, kus seal see differ, mis iganes tagasi laseks lukku. Sa tuled sealt mingi 2,5 sotiga, vaata, ja siis laks mingi parem tagaratas läheb lukku. Kujuta ette, mis tunne see nagu, tal on see kindlasti, mängib see teistmoodi kuidagi selle välja, aga ma arvan, mis meil seal peas toimuks? Esimene asi, ma arvan, on see, et see on täpselt see tunne, nagu keegi lööks jalaga selga sulle, sellepärast, et ta ju tõmbab meeletult kinni su ju. Ja siis ma arvan, oleks full paanika nagu tavainimesed, mida kurat sa nüüd teed nagu sellise kiiruse pealt. Lähed üle selle kruusa või mis seal on selle barjääri poole. No oled seal kookonis ja ootad, ega seal midagi teha ei ole. Ega seal jah, sa enam selles suhtes midagi tee, kui vaadata ka neid mingeid videosid, kus F1-s ikkagi nagu inetult risu pannakse, siis ju väga paljudes olukordades on see, et kui nad näevad, et midagi teha ei ole, nad lasvad roolist lahti ju.
tõstavad käed kabiini sisse puhtalt sellepärast, et ei oleks ohtu, et nad enda käed kuhugi ära peksavad ja käeluid murravad. no see Teha on, pole midagi see enam. on vist igas autospordis, et kui pauk hakkad päeva, mäletan meil rinkal oli ka, et sa võtad traksidest kinni lihtsalt. Et sa roolist ja kinni, see hakkab võib-olla igal poole rebima ju. no isegi kui sa simu mängid tegelikult ja sul on sellised settingud ja see FIA rool, et kui sa matsu paned, ta viskab nii tugevalt, et sul lihtsalt ta lõhub su käed ära, vaata. Ja sama on ilmselt seal. Et see grip tuleb ja siis see rool lihtsalt lappab minema, et seal ei ole, sa ei hoia kinni seda seal. Aga jah, veel huvitavaid asju. Noh, nüüd on ju 2 nii-öelda aerosüsteemi, enam ei ole ainult sirge peal. Et nüüd ongi siis sirge peal on üks mode ja siis on corner mode nagu, et kurvis ja sirge peal. Aga kas see minu arust töötab ju niimoodi, et kui nad juba liftivad täisgaasilt jala, siis need esi kui tagatiiv liigub ju? Ja seal on erinev veel niimoodi, et mis teebki selle natukene nagu naljakaks praegu, on see, et põhimõtteliselt pool powerit tuleb nüüd sellest elektrist. Eks 350 kilovatti tuleb nüüd elektrimootorist. Ja aga sa ei saa seda ja sa pead väga kavalalt nagu seda nii-öelda jõudu koguma siis ja enamus asi, mis tuleb, on pidurdades. Või siis sirge lõpus sa pead vaikselt liftima juba ja siis ta kogub jälle sulle nii-öelda sinna batterisse seda võimsust juurde. See on nagu mingi siuke hea arvutimäng. Ja siis on veel see, et tiimid ise seadistavad neid mode seal, et kuidas, kus kurvis palju ta nagu võtab ja palju, ja noh, sõitjana sa saad nii palju teha, et sa siis pidurdad rohkem ja mis teeb huvitavaks, hästi palju on näha seda, et viimasel hetkel pidurdatakse ja hästi palju blokke on. Aga noh, see pidurduspead tuleb sul kõige rohkem nagu seda jõudu tagasi. Aga seal on ju siuke asi on ka minu arust veel, et seal on need, et kui sa oled kellelgi piisavalt lähedal on ju, siis nüüd mingis kohas on need tsoonid, kui sa sõidad, ma ei tea, mis see vahe olema peab. 1 sekundi sees. Siis sa saad nagu järgmiseks ringiks saad mingi veits rohkem seda elektri ajami jõudu ju. Ja, overtake mode'is jah. Et no ma ütlen, neid nüansse on seal päris palju. Mis veel on näha, et noh, autod läksid tegelikult ju kergemaks, kitsamaks. Pisemaks, refid läksid ka kitsamaks. Aga noh, see tuleb puhtalt võib-olla selle pealt ka, et kuna autod ise ongi veits väiksemad. Mulle näiteks isiklikult see uus nii-öelda nagu areng meeldib, et neil on need erinevad sõidumoodid ja nad peavad rohkem strateegilisemalt sõitma. Okay. Ma arvan, sa saad praegu väga palju heiti. Ja ei, ilmselt. Ja, sellepärast, et enamus on sellel seisukohal, et ikkagi F1 on olnud kogu aeg lava põhjas spordiala ja need meeletud kiirused, aga minu arust nagu täna me oleme anyways kohas, kus F1 on läinud nagu põhjakiiruste ja keskmiste kiiruste koha pealt aeglasemaks, kui ta oli näiteks ajal, kui sõitis Schumacher ja kõik need muud legendid on ja kõvasti nagu ohutumaks on läinud see spordiala, kui nii saab öelda. Ja lõppkokkuvõttes ongi see, et no, ta on anyways täna veel pay to win spordiala, ehk siis ikkagi kellel on rohkem raha arendusse panna ja paremad insenerid, see võidab, sest neil ei ole ju eelarvepiirangut kui sellist nii tugevalt täna veel on ju, neil on mingi eelarvepiirang. Aga mina arvan, et seal ikka suurtel tiimidel enam ei ole sükast rahalist vahet. Ei, väga enam ei tohiks olla jah, aga ikkagi see strateegia hakkab väga palju rolli mängima selles osas, et tiimikaptenid ja sõitjad ise peavad ka hakkama peaga sõitma, et ei ole enam see tunnelis sõitmist, et hoian ainult peal ja keeran, et see peaga sõitmine mulle nagu tohutult meeldib, see strateegiline võidusõit just sellepärast rohkem, aga ja kindlasti ma saan heiti selle eest, sest väga paljud on sellel seisukohal, et F1 peaks olema ikkagi see, kus stardis vajutatakse peale ja finišis maha. Natuke tahaks ikka, et need mingi kunagi V10-d, mis nad olid, need kisavad asjad. Ja ei, no selles suhtes hääled võiks tagasi tulla, see nagu spordiala kaotab oma võlu ära sellega, kui me lähme kõik mingi elektrit ja hübriidide peale, et selles suhtes ma olen nõus, aga see strateegiline aspekt sellest mulle tohutult palju meeldib. Eelarvet kui suures on tõstetud sellel aastal puhtalt inflatsiooni ja uute reeglite pärast. 2000, no varem ütleme, oli 135 miljonit aastas, nüüd on 215. Aga see on ikka, siis neil on ikkagi nagu limiteeritud eelarve. See on lagi, aga on endiselt tiime, kes ei saa lubada endal sellist eelarvet. Siiamaani on no ma eeldan jah mingi Haas või kes need pisemad on. Ja Haas ja kuigi Haas vist viimasel etapil nüüd sai üks poiss sai väga hea koha ju. Ja see Oliver Beermann või mis ta nimi on. Aga noh, mis on Haasi puhul ju hea tegelikult, neil on ju pooled autojupid on ju Ferrari omad. Kõik
mingid aerodünaamika jupid, aga noh, seal ongi see, et iga tiim peab mingid detailid ise tootma. No muidu lihtsalt ostakski teisest kokku. Mul tuli praegu selle pealt, et sa ütlesid, et on Ferru moto neil. Jubedalt vaata räägitakse, et Ferrari on stardist, launch on väga kiire. Kas teate, miks või? Ja, isegi. Mis see vahe on näiteks Ferraril ja ma ei tea, Mersul, et miks on Ferrari koha pealt nii palju kiirem? Võt ei oska öelda. Ferrari kasutab pisemaid turbosi, ehk ta spoolib kiiremini, aga neil ongi launch väga kiire, aga neil on tippkiirus on mingil määral on pisem. Samas see ju tegelikult on hea, kui me ütleme, räägime hästi tehnilisest rajast, on ju, siis ju kurvist välja tulles, siis spoolib ka kiiremini üles. Ma arvan, sõites on neil kõigil need kogu aeg spoolivad. Aga ma ei tea, mis see ideoloogia seal taga, ma ei usu, et Ferrari seda ainult nüüd stardi pärast endal nii tegi, eks seal on mingi muu asi ka taga. Lihtsalt ma mäletan kuskil, kas see või eelmine sõit kommentaatorid rääkisid sellest, et miks Ferrari hästi stardib, et see tõenäoliselt sellest. See on põnev, seda ma isegi teadnud, ma ei olnud nagu niimoodi kordagi mõelnud ka selle peale, et nad lähevad tegelikult teravamalt minema, kui niimoodi mõtlema hakata, siis tõesti lähevad. Aga ei mõtle nagu kunagi selle peale sellisest aspektist, et huvitav miks, on ju. Sest et nüüd ju see viimane etapp, mis oli nüüd seal Hiinas, on ju, seal ju ka kohe ju esirida oligi ju Mersu, Ferrari ju kohe stardist hüppe. Minust Hamilton sai kohe kõik ette isegi. Hamilton teiseks oli minu stardist või? Minust ta stardist sai täitsa kõige ette ära ja siis jäi Leclerc jäi kaklema natuke Mersudega seal. Okei, võib-olla oli ka, täpselt nii ei mäleta enam. Võib-olla oli. Aga mis on huvitav oli ju see, et kuna aero on nii palju muutunud ja seda nii-öelda, kuidas nad ütlevad dirty air on ju, kuidas Eestis mingi centrifuge õhku või mis seal taga tekib, seda on nüüd palju vähem. Ehk siis nad saavad sõita niimoodi, et nad on kogu aeg üksteise järgi ja seda mööda minemist on ülipalju. Ja noh, oligi ju viimane etapp seal, ütleme esimene etapp oli ju Leclerc ja Russell vist oma vahel seal põhimõtteliselt üks läheb mööda, teine läheb mööda, üks läheb mööda. Nüüd oli ju Hamilton ja Leclerci vahel vaata põhimõtteliselt viimased mingi, ma ei tea, 5 või 10 ringi seal lasid üksteisest mööda vaata, et tegelikult noh, selles mõttes teeb ta nagu selle võistluse nagu huvitavaks. Varem oli see, et ta läks ju mööda ära, noh, kui ta sai sellest nii-öelda alast või sellest 1 sekundi sellest välja ära vaata, noh, siis oligi juba, läks minema ära, noh. Et praegu see on, noh, minu arust positiivne. Siis kui seda dirty air ja kogu seda asja vähem, siis peaks ref ka taga sõites vähem kuluma. Ja üks väike fun fact veel, et Leclerc just abiellus mingi paar nädalat tagasi ja ta oma seda pulmasõitu, kes iganes tal naine on, kahekesi olid mingi üüberkallis vana Ferrari anti neile, millega nad said siis sõita kuhugi oma pulma kohta. Kõva. Pilte nägin ilus Ferrari. Ja ma olen ka pilti näinud. Ja Norris läks oma naisest lahku. Seda ma ei tea. Ehk siis kõik vallalised Lando Norris on jälle vaba. Vot, aga jaa, F1-st, mis seal veel, noh, sõda ka kindlasti natuke mõjutas seda. 2 etappi praegu jäeti ära, et Bahreini ja Saudi Araabia etapp. Ma tahaks täpsustada, ei jäetud ära, vaid nad ütlesid, et aprillis ei tee. Minust keegi ütles selle kohta hästi, et nad on selle poliitiliselt nii korrektselt öelnud, et me lihtsalt aprillis ei tee seda, et see jätab selle vabaduse, et võib-olla teha kunagi hiljem, aga ma kuulsin sükest asja, et nende etappidega on see, et need tegelikult, kuna see F1 kalender on nagu nii mega tihe, on ju, et need ainult mahuksid kuhugi suve keskel, kus on F1-l on paus, on ju, aga siis on samas nendes maades nii kuum, et siis ei annaks sõita neid tegelikult. Et neid põhimõtteliselt saabki ainult kas kevadel või sügisel sõita, aga et noh. Nojah, kui me räägime ikkagi Saudist ja seal nagu sellest kuumusest, on ju, meil on ju tegelikult ju täna ju F1-s on ju reeglid ka, neid ju kaalutakse enne ja pärast sõitu, on ju, nad ei tohi mingist nagu kilost alates kaalu kaotada enam nagu, või noh, neil on nagu ette määratud see vahemik, kui palju nad tohivad kaalu kaotada, seal läheb kaalukaotus läheb ikkagi eluohtlikuks juba selles suhtes, seal on juba niigi kuum. Minu arust Hamilton kunagi ütles, et ta kaotab 4 kilo sõiduga. Vee arvelt. Ja umbes nii nad kaotavadki 4 ja 5 kilo vahel on see, kus see kaal kukub nagu. Nii et kõik, kes dieeti ei jaksa pidada, minge F1 sõita. Jah, F1 palju odavam kui dieetida, et selles suhtes F1-s kaotate 5 kilo 1 päevaga. Palju odavam on hästi öeldud. Ja. Lihtsam on emtikut osta, ma arvan, kui F1 saada sõitma. Sellepärast, et sa tahad alla võtta. Jah, just. Aga sa ei saa sinna ennem, kui sa pole alla võtnud, nii et sa pead juba ennem alla võtma, et sinna saada. Jah, ehk siis ikkagi päeva lõpus mine dieedile, sa ei pääse F1. Nii on, jah.
aga tahad väikest viktoriini ka teha või? ma tahan ennem korra küsida, ma ei ole täpselt nagu, kas see Cadillacil on nagu, ma saan aru, et nad on praegu ikkagi suht põhjapoisid, on ju, aga seal nagu paistab mingit tulukest ka, et nagu minu arust see Cadillaci, kas ootused olid suuremad või? Ja ootused olid väga suured, eelmine hooaja lõpp haibiti ikkagi või noh, ka 2 hooaja vaheline aeg haibiti ikka meeletult üles see Cadillac ja täna vaadates esimesi võistlusi, siis ei usu, et nad see hooaeg midagi teevad. Võib-olla mõne üksiku siuke top 5, top 4 koha saavutavad, aga poodiumile nad ei tule kindlasti. Kas sa julged panna oma raha vahele, et nad ühe korra tulevad ainult top 4, top 5 või? Ma arvan lagi 2 korda. Aga ma ei usu, et nad rohkem teevad. Seal on autoarendust on kõvasti veel vaja teha. Ma arvan, et neil on testihooaeg selleks, et aru saada, kuhu suunas nad peavad arendama. Neil on küll väga kõva inseneride meeskond taga, aga päeva lõpus ma ei usu, et nad midagi saavutavad see aasta. Aga see teine nii-öelda kinda uus tuli Audi? No neil läheb natuke paremini. Jah, neil on... Aga nemad, seal oli vist see, et Audi võttis üle mingi tiimi, on ju, aga ehitas uue auto, või vastupidi, tegi uue struktuuri või? Jaa, aga Audil ongi see vahe, et Audi teeb oma mootorit, aga Cadillac sõidab ka Ferrari mootoriga. Et neil mõlemal on nagu pikk tee minna, Cadillac on nagu täitsa uus, neil on kõik, nemad on täitsa nullist, vaata, et kogu see chassis, kõre alune, mis nad peavad täitsa nullist tegema, mootor on neil küll Ferrari, aga Audil on vaata see eelis, et nagu ülend on nagu oli olemas. See tiimistruktuur ja kõik see oli olemas ka. Aga ikkagi mootori arendus on nii suur asi, vaata, et selle kohta minu arust tehti kunagi enne seda hooaega neid, Audi tegi mingi hea reklaamklipi, et kus nad on nagu Le Mansi võitnud, rallit paugutanud, Rinka mingid sarju, et nüüd me toome F1, vaata. Aga selles 2 sõitu on olnud ka alles, et ma arvan, et tegelikult me hakkame nagu päriselt Cadillaci ja Audi potentsiaali nägema suuresti järgmine hooaeg, et ma arvan, seal ka sõitjate line-upis toimub mingi korrektuur selle hooajaga veel nagu, et järgmine hooaeg meil on rohkem noori sõitjaid ja ma arvan, et see potentsiaal tuleb suuresti välja järgmine hooaeg, et nad on saanud terve hooaja testida, nad saavad ju kõik rajad päriselt läbi sõita ka võistlustingimustes ja selle järgi teha siis seda arendusideid koguda, et ma arvan, et järgmine aasta tuleb ägedam aasta. Aga kas see on ka ikkagi nagu vanasti, et poole aasta pealt tulevad mingid muudatused autodes või? On jah? Ja need on alati tuleb ja mis veel muidu Audi ja Cadillaci puhul on see, et nad on ju ikkagi suured nimed. Et vanasti oli see, et kui keegi ütles Haas, vaata, sellega oli kuidagi siuke nagu kehv maine kaasas, vaata, aga Cadillaci, Audi ja Cadillaci puhul ka ju see, et nad alustasid kohe ju päris tugeva turundusega ja PR-iga, vaata, ja pluss on neil ikkagi väga nimekad sõitjad seal tiimis. Et see kindlasti tõstis seda haipi, aga selles mõttes olgem ausad ja vaadake reaalsusel otsa, et ega uue tiimina ikka sinna tippu saada on ikka päris raske. Aga nüüd lähme sealt korra sammu allapoole, meil on üks Eesti poiss ka, mis tema teeb üldse? Paul Aron, jah. Kas ta on ikka F1 kuskil? Ta on ikka testisõitja, ikka Alpini tiimis ju. Kui ta on seal testisõitja, siis ta F2 ega midagi ei sõida ju? Ei sõida, jah. Ei, ta ei sõida, jah, ta ootab seda nii-öelda nagu seating position'it. Et eest poiss ära kukuks. Põhimõtteliselt, ta korra oli ju siin lootus ju, kui meeskonnas toimus sõitjate vahetus, siis hakkasid kõlakad käima, et ta saab täitsa nagu selle põhisõitja koha ja siis võeti mingi teine noor potentsiaalikas sõitja, kellel isa rahastab seda meeskonda ka osaliselt, et seal see F1 on siiani raha mängib kindlasti. Ja F1 ikkagi raha mängib väga suuresti rolli ja kui sul on isa või onu või kes iganes on ikkagi mingi sponsorite nimekirjas, siis sul on kõvasti lihtsam saada seda põhisõitja kohta. Kui sa ka tuled sealt nagu enda nii-öelda noortesüsteemist, et kõikidel tiimidel on ju ikkagi vähemalt mingil kujul enda noortesüsteem olemas, kus neid pealekasvu kasvatatakse. Ja nüüd mõtle seda, et Paul Aron seal on ju kindlasti, tal on ka ikkagi omajagu raha läinud, et ta seal kohas on. Kindlasti. Mingi poiss lihtsalt, kes kindlasti oskab sõita ka ja kõike muud, aga tuleb veel rahakama rahakotiga, ütleb rahulikult, ma nüüd lähen sõidan. Et see on nii julm rahamaailm. Aga ma arvan, nüüd on ikkagi positiivne see, et nüüd Paul Aron saab seal palka vaata. Et kui ta F2 sõitis, siis enam pole kulu või? Enam pole kulu.
aga noh, jällegi sa oled seal Simus, ma ei tea, 24/7, nii kui nädalavahetus on ja nad Nad vist testivad nagu tema Simu sõidu pealt Yeah, vist ka kuhugi järgmisele rajale seadeid asju, on ju. ei, seal sama, no ütleme võistlus nädalavahetusel ka, tema on põhimõtteliselt öö läbi Simus, testib mingeid seadeid, ütleme nii, kui on vall ära näiteks siis või on treeningpäev ära, siis tema nagu proovib erinevaid neid seadeid vaata läbi ja noh, nii edasi, et tal on ikka päris tihe töö. Et ei ole, et ta lihtsalt boksi nurgas tiksub, et Ei, seda kindlasti mitte. nagu jalgpallis 3. väravaht, et ta võib lihtsalt tiksuda põhimõtteliselt. no MotoGP-s on ka ju tegelikult need reservsõitjad ju, neil ongi tihtipeale võistlusnädalavahetus on selline, et treeningsõitudel sõidavad kaasa, teevad mingit suurema testi ja selle musta töö ära, ehk siis rattad sõidetakse sisse ja siis võistlusnädalavahetusel istuvad boksis ja vaatavad, kas teised sõidavad, et neil teha pole midagi ju selles suhtes rohkemat. Aga kuhu ma oma CV peaks saatma, ma tahaks ka Simu sõita ja raha saada. Ma arvan, et me leiame sulle selle mingi PR-kontakti ja siis Marko Linno F1 2027 või? Aga mõtle, kui keeruline see on, et sa oled, no sa põhimõtteliselt pead F2 välja jõudma kõigepealt ja siis sa saad alles sinna F1 Simu sõitma, et see on ka nagu päris rets. Sa oled mingi, ma ei tea, kaua see kogu see redelipuu aega võtab, aga mingi 5-6 aastat näiteks mingi erinevate vormeltega sõitnud ja nüüd palju õnne saad Simu sõita. No põhimõtteliselt jah. Ja sa kunagi ei tea, kas sa saad selle koha või sa ei saa seda kohta. Aga samas siuksed poisid meil on nagu, noh näiteks Verstappen. Tema ikkagi tuli kunagi nagu otse F1 ju. Ma mõtlen nagu okei, ta käis oma väiksemad klassid läbi, aga ta ei olnud ju seal korra. Ta tuli ju Red Bulli akadeemiast kasvas välja ka ju. Ja, aga mõtlen ka tema nagu testsõitjaks, ta vist tõstetigi ja vaadati täitsa uskumatu poiss ju. Ja, no seal on ju veel, minu arust kas Kimi Antonelliga oli sama asi või? Ja Kimi tuli ka otse, tuli noorte süsteemist ja põhimõtteliselt tõsteti F1 mingil a la testi etapil või nagu nad sõitsid just Abu Dhabis on ju see hooaja eelne testimine ja seal tõsteti enam-vähem F1 ja saadi aru, et okei, see poiss mõistab sõita nagu. Et neid on veel ju, ega Lando Norris pole samamoodi ju, ta sõitis karti ja kui ma ei eksi, siis sai vist ühe sõidu F2-s teha, kui juba tõsteti F1 reservi. Norris ei sõitnudki nagu mingit F3 ja F2 neid asju läbi. Ei, ta sõitis ju kardis väga kõval tasemel minu teada, aga ma võin eksida ka. Karti on need kõik Verstappen, Leclerc. Ja, nad sõitsid koos ju, nad on enam-vähem sama vanad ju, nad on põhimõtteliselt pool elu omavahel konkurendid olnud, et kõigepealt olid nad kardispordis konkurendid ja nüüd on F1-s konkurendid. Ja minust tegelikult juba see, kus nad lapsena karti sõidavad, see hooaeg juba me räägime ikkagi nagu Eesti mõistes mingite üübersummades, et seal ikkagi kõigil peab see suht tugev nagu rahakoti taust olema. Ja noh, samamoodi kui sa võtadki Antonellit, et noh, täna ta on 19 ja noh, siin ongi, ma praegu vaatasin, et F3 jäi tal vahele. Ta oli F4-s meister, siis kohe automaatselt F2, seal sõitis ainult ühe hooaja ja juba Mersusse. Ja eelmine nädalavahetus võitis. Jah, nii et mõtle see nagu hüpped niimoodi lähevad ja sai kohe nagu sellisesse tiimi ka vaata, et noh. Et ikkagi nii-öelda F1 mõttes päris tiim, et ta ei ja ta on ikkagi prestiižias tiimis ja ikkagi me räägime nagu üks top 3 tiimist on ju. Aga noh, kindlasti seal on ka nagu juhuste kokkusattumus peab olema ka selline, et sa saaksid sinna. Ja kuu ja tähtede seis peab kindlalt õige olema, et sul ei ole samal ajal mingit teist väga-väga potentsiaalikat venda kõrval, kellega sa võistlema hakkad, et täpselt ju Paul Aaroni näide, et tegelikult kõik asjad liikusid õiges suunas, aga lihtsalt asjad ei langenud kokku, tuli kõrvale palju paksema rahakotiga poiss nagu. No samamoodi Antonelli näide ju, et täpselt, et see Hamilton nüüd tegi selle muu liigutuse, et läks Ferrarisse vaata ja noh, siis ta sai selle koha. Seat open jah. Ja noh, Toto Wolff vaatas, et sealt saab päris palju raha kokku hoida ja samas siuke noor andeks poiss vaata noh. Et mingi vana olijale sa pead ikka seal mingi 30-40 milli aastas maksma vaata. Tead ka palju Kimi palk on või? Kurat, ma arvan, ta on nii noor poiss, et tal on suht pisike seal võrreldes teiste poistega. Suht pisike võrreldes millega? Kas nagu Eesti keskmise palgaga või teiste F1 sõitjatega? Selles mõttes on see kindlasti suur. Ma pakun puusalt, ma ei tea, aga ma arvan, et see on mingi võib-olla 2-3 miljonit võrreldes seal mingi Hamilton, kes saab mingi 40-50 miljonit. Noh, võrreldes Hamiltoniga siis vähe, aga meie tavainimeste mõistes ikkagi päris konkreetne summa. Aga minu arust vahepeal oli, kas Verstappen on kõige suurem palgaline või? Ta sai ka mingi 40-50 miljonist aasta.
pluss nendel nimedel on ju tegelikult, kui me lihtsalt sissetulekust räägime, on ju kõik need brändidiilid ja kõik see muu reklaamimaht. ja seal on see ad revenue on nagu meeletult suur osa nende nagu põhipalgale lisaks tulevast palgast, on ju, kui me räägime nüüd, ma võtsin kohe lahti, Verstappen 70 milli, Hamilton 60 milli, Leclerc 34 milli, Russell 34 milli, Lando Norris 30 milli, Alonso 20 milli, tippsõitjate palk jääbki siuke 20 ja 70 vahele ja siis need kesktaseme ja sõitjad on 7-15 ja uued ja noored sõitjad on siuke 0,5–2 milli aastapalk. Kas te seda lugu teate, kus minu arust oli Kimi Räikkönen, kus Kimi Räikkönen kunagi ühe F1 tiimi peaaegu pankrotti jääs või? Ei tea. Tal oli vist äkki see, kas ta kunagi oli, vaata sõitis ka ju kuskil Ferrus ja neid kõrgeid tiime ja siis mingi moment ta läks kuhugi, mingi pisem tiim oli, ma ei tahaks öelda, et oli Renault äkki tollel ajal või ühesõnaga mingi siuke nagu keskastme tiim ja tal oli seal siuke leping, et see baaspalk oli suht pisike, aga siis iga punkt, mis ta teenib, oli enam-vähem mingi, ma ei tea, kas milku juurde või midagi siukest, aga too aasta pill oli neil okei ja Kimi sõitis nii hästi, et aasta lõpuks neid punkte tuli nii palju, et see meeskond ei jaksa maksta põhimõtteliselt enam. Aga võib-olla ma valetan, aga minu arust oli Kimi Räikköneniga. Kindlasti kuskilt keegi kuulab ja guugeldab, siis võib öelda, kui ma valetan, aga mingi siuke lugu oli. Mul meeldib, et Linn on alati üks siuke story, kus ta ütleb, ta võib-olla valetab. Ja see on iga kord, see on see fun fact'id on ka, vaata, Linnoga on kaks asja, tal on kas fun fact'id või tuleb see, et mul on üks lugu, aga ma võib-olla valetan. Aga see on lihtsalt korrektne öelda, siis keegi ei saa süüdistada. Õige, poliitkorrektne. Aga ma vaatasin, Antonelli saabki 2 miljonit palka, aga seal on ka nii, et samamoodi tegelikult neil on poodiumid, võidud, asjad saavad lisaboonused. See on igas sellises võistlusspordis on see, et neil on mingid boonused ikkagi ja pluss sponsorrahad on ju. Et võib ikkagi hea hooaja puhul mingi 10–15 miljonit teenida. Saab hakkama kindlasti. Eestis elaks ka ära selle raha eest, kui aastas keegi ei kontole paneb. Eesti on ikkagi Euroopas juba, ma arvan, kõige kallim riik üldse, nii et ma arvan, selle rahaga ei saa enam Eestis ka hakkama. Ei no, otsaga tuled kokku ja ütleme nii, et päris iga päev kiirnuudlit ei pea sööma, aga aasta lõpp on ikkagi keeruline. Ma arvan, juba 3. kvartal on keeruline. Nojah, Gerdil oli meil mingi viktoriin ka, vaatame, mis sealt tuleb. Me juba 20 minutit tagasi pidime hakkama viktoriini tegema ja ära meid lolliks tee siis. Ja ära siis häbisse jäta meid ole, jah. Väga lihtsad küsimused tegelikult ja vaatame, kumb võidab siis. Ma tahaks, 10 küsimust on, tahaks ta vähemalt 7 vastaks õigesti. Aga kas me hakkame nagu karjuma sulle neid vastuseid või? Pakume mõlemad lihtsalt või? Pakkuge mõlemad. Okay. Aga siis ma saan varastada, kui ma ei tea. Jah. Paneme korda mööda, vaata, üks ütleb ühest. Alustame praegu Kristost ja siis mina. Ja, ma F1 ajaloo kohta tean jõhkralt palju ka nagu. Siin on lihtsad küsimused, ma ütlesin. Kui sa neid ära ei vasta, siis on suht kehva. No ma juba, läheme reklaamipausile. Juba F1 inimesed vihkavad sind. Ja, no nad vihkavad mind kindlalt nagu episoodi lõpuni nüüd, sellepärast, et jah. Nii, davai, kes on kõige rohkem F1 maailmameistri tiitlit võitnud? Täna peaks olema Hamilton. Veel olema top 1. Ma eks pakkunud ka muidu Hamilton. Aga mõlemal vale vastused. Siis on Schumacher. Schumacher ja Hamilton mõlemal 7. Ja, õige, ta ei läinud mööda, sest Verstappen tuli meistriks. Aga mina mõtlesingi oma peast seda, et kuigi ma olen Verstappeni fanboy, siis öeldakse, et Hamiltonil on nagu 8, vaata. Et siis ma mõtlesingi seda, et anna mulle punkt. Aga samas nagu teil ei pool vastamata. Okei, lähme edasi. Millal oli esimene F1 maailmameistrivõistluste hooaeg? Oi, ma panen täiesti puusalt võib-olla väga mööda 1932. Ma arvan 60ndate keskpaik. Mis sa ütlesid? 32. Õige vastus on 1950. No siis anna Kristo. Ma olin lähemal, jah. No esimene oli teil mõlemal 50-50. Nii, milline sõitja on võitnud kõige rohkem F1 etappe? Go Kristo. Kõige rohkem etappe. Anna siuke vihje, kas see on nagu meie ajastu sõitja või? Nagu meie täiskasvanu elu ajastu sõitja? Ma ütlen teile siis 3 vastusvarianti. No. Nii. Sebastian Vettel, Hamilton või Schumacher? Ei teinud lihtsamaks, aga ma arvan, et see ikkagi on täna Schumacher,
sest minu teada olid F1 hooajad too hetk pikemad, kui Schumacher tegusid tegi. mina just oma peas mõtlesin vastupidi, et äkki olid lühemad. Aga ma lihtsalt nagu ujun vastu voolu, ma ütlen üldse Vettel. Tegelikult õige vastus on Hamilton. No meil läheb nii hästi. 7 tuleb kindlalt ära 10 nagu. Tal oli neid väga palju, ma ei mäleta, ma ei hakka praegu valetama, aga ma mäletan, kui ta läks Hamiltonist mööda, ma nägin seda etappi, kui see seina peale tuli, kas oli mingi 100 või 300 või mingit sükst võitu. Ma pärast vaatan järgi selle. Nii, milline tiim on võitnud kõige rohkem konstruktorite tiitleid? See on 2 varianti, kas see on Mersu või Ferrari. Ma arvan, et McLaren või Ferrari. Vanasti Mäkku üldse või? McLaren tegi ka tegusid ju kunagi ja nüüd nad teevad, aga ma arvan, et täna on Ferrari ikkagi veel top 1. Ma oleks ka muidu lihtsalt öelnud ikka Ferrari. Väga õige, Ferrari. Aga Mäkku oli kunagi väga tihti ja samamoodi Hamilton esimesed võitis ka Mäkuga. Kes on noorim F1 maailmameister ajaloos? Kõige noorem... Kas on nimi, mida me teame kindlasti või? Teate kindlasti. Ja, Verstappen ei ole või? Sest Hamilton minu arust oli natukene vanem, kui ta maailmameistriks tuli. Aga samas Hamilton oli ka suht noor, kui ta tuli esimest korda meistriks. Mul pole õrna aimagi. Ma arvan, et see on keegi poiss, kes on olnud alla 20 ja tulnud meistriks ja Verstappen hakkas sõitma küll minust 16 ja 17 juba, siis ma ütleks ka Verstappen. Tead, ma oleks ise ka pakkunud Verstappen, aga õige vastus on Sebastian Vettel. Aga mingi periood oli, kus Vettel kogu aeg järjest võitis ju. Ta on ju ka mingi, ma ei tea, 5-6 korda, midagi sihukest on ikka maailmameister. Ei ole minu arust. 4 on ikka ju. Midagi sellist, jah. No peaaegu. Ma loodan, et mul info on õige. No loodame. No vahet ei ole, see on pull ikka. Meil on lõbus siis vähemalt kommentaarides, saame teada, kas oli õige või ei olnud. Kuradi Kari piip asju siin, vaata. Panevad mingit infot. Ja täiesti tuimalt loobime laiali mingit vale infi lihtsalt. Nii, see võiks küll lihtne olla ju. Milline rada on F1 kalendris kõige kauem järjest olnud? Ma tahaks öelda Monaco. Ongi, Monaco on kõige pikema traditsiooniga. Jah, õige. Yes. No öelge veel mõni tuntud rada, mida teate? Spa. Ma ütlen Las Vegas, sest et see on nüüd väga äge rada väidetavalt. Ja Las Vegas on praegu vaatemänguline on ka, Bahrein on ka äge, nagu Bahreini rada on ka alati, kuna nad Bahreini sõidavad pimedas, sest seal ei ole võimalik sõita keset päeva, seal on nii kuum. Minu arust need on ägedad, mis on pimedas või on linnarajad, alati tuusad. Ja. Kui te ise saaks kuskile vaatama minna, kuhu te läheksite? Bahreini ilmselt. Kas Bahrein või Monaco? Monaco lihtsalt puhtalt sellepärast, et seal on nii pikk ajalugu, aga Bahrein lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib see, kuidas nad pimedas sõidavad hästi tehniline ka. Mina ligineks seal küsinud teistmoodi, palju mu raha on. Kui mul on nagu unlimited money on ju, siis ma oleks kindlasti Monacosse mingi ausa jahiga pargiks nägi Raikoni jahi kõrvale, kutsuks seal on ju, võib-olla kutsuks teid ka, ma ei ole veel kindel. Aga kui mul raha absoluutselt kui sa ei kutsu, siis ma helistan Kimile, lähen tema jahi peal, mul Kimi number. Aga kui mul raha üldse pole, kas nad ikka Ungaris kuskil sõidavad või? Ja Ungaris sõidavad ka, jah. Kuskil see on kindlasti sinna on odav minna, siis ma läheks sinna. Aga kui mul on nagu semi-cash, siis ma läheks kuhugi, ma arvan ka kas Abu Dhabi või mingi siuke asi. No mul semi-cash oleks, siis ma ütleks naisele, et ma viin ta spaasse, siis läks F1 vaatama, vähemalt ma ei valetanud. Väga hea. Käisime nüüd Miamis ja siis käisin seal raja peal ka. Aga kas seal on ka linnarada või? Ei, seal on see Hard Rocki ümber, ta on ikkagi nagu ringrada. Aga kas seal on ka mingi teema, et on ehitatud nii, et sa saad tulla põhimõtteliselt boatiga kuhugi sisekurvi mingites asjadesse? See oli fake vesi seal. Ei, aga mõtlengi, et seal oli üldse paadid tõstetud ja nagu oleks vesi. Nagu oleks, jah. Ja, toi. Et see nägi suht naljakas ja veider välja seal. Aga jah, täitsa seal Hard Rock nii-öelda staadioni ümber. Ja ei lahe, et nad sinna ka viisid. Aga mis seal muidu toimub? Mis seal muidu toimub? Seal on staadion, seal on vist mingid võistlus. Ei, aga see rada ikkagi, see on nagu kogu aeg ju. Ei, no seal ei toimu selles mõttes, et praegu seal see rada oli nagu mingid kohad sa saad läbi sõita, sealt oli kinni lihtsalt. Aga ta ikkagi on tänavarada. Nagu see, et see ikkagi tänava osasid kasutatakse tänava osasid ka, on ju, mida kasutatakse rajal. Sa täna autoga said sõita mingist osast rajast üle. No mingist osast, jah. Siis ta on ikkagi osaliselt, siis ta on ikkagi tänavarada. See ei ole päris tänavarada, sest seal ei ole nagu, seal on vaata lihtsalt sa sõidad risti nagu sellest rajast nagu läbi põhimõtteliselt. No ehk siis põhimõtteliselt, kui sa lähed Gibraltarile, on ju, siis Gibraltarile on vaata lennuväli, on ju, sa sõidad autoga üle, järelikult pole lennuväli. Põhimõtteliselt.
Pai Kristo või peal. ta ei ole ikkagi siukene, kui sa lähed Monacosse. Olete käinud Monacos sõitnud? No olete sõitnud. Nalja teed, kas ma näen välja, nagu ma oleks Monacos käinud või ole normaalne nagu. Aga Monacos saad sõita ikkagi terve full raja põhimõtteliselt niisama autoga läbi sõita. Sa saad minna sinna boksi vaadata, seal on need, saad võtta Apexit oma selle rendi mingi Citroeniga. Fiat 500, siit ma tulen. Ma olen sõitnud, sellega olengi sõitnud seal. Ja läksin õhtul niimoodi, et see stardisirge oli täiesti tühi. Ja said need kastid olid veel maas, vaata, siis ma jäin seal seisma, sain pilti teha. Sa oled põhimõtteliselt Monaco Grand Prix'l osalenud või? Põhimõtteliselt. Tunne. No, vaat siukeste vendadega ühe laua taga on kõva istuda. Tunne oli siuke. Päris okei tunne on. P1, vaata, Monacos. Kõva vend. Kas sul on veel mõni küsimus, millega saad häbistada meid või? Jaa. Ma tahtsin seda lihtsalt öelda. Monacosse minek täna ei ole nii kallis ju. Lendad siit Air Balticuga mingi 200 euroga Nitsasse, võtad rongi. Ei no, ole norm nüüd, ma olen nii juut, et minu jaoks nagu Poola on best I can do. No, see on juba sinu probleem. Aga milline mootori konfiguratsioon on F1-s kõige populaarsem olnud? Sa mõtled? Mootori tüüpi mõeldakse siin. V10 äkki või? V10, jah. Kõik tahavad seda ju tagasi. Sa lihtsalt mõtled populaarsem nagu mis rahvale meeldib. Mis rahvale meeldib, jah. Ja V10 tegi hea täelt, vaata, ja nad olid kiired. Kurat, siin on nii palju neid samu vendasi, kes on võitnud midagi. Aga paneme uuesti siis. 2008 aasta maailmameistri tiitli, kes võitis viimases kurvis? Vettel. Lewis Hamilton. Ei olnud Vettel. Miks sa ütled valesi vastuseid ette? Jah. Ma mõtlesin, et sa andsid vihje, vaata. Ma eile lugesin niisugust asja, siis panen selle ka teile, seda ei olnud siin kirjas, aga vaata, muidu on see taga oli see punane tuli, on ju. No sa mõtled nagu seda Tersi tuli. Vormelil nagu endal või? Ja siis see oli põhimõtteliselt sellepärast, et see oleks ohutuse pärast, kui on nagu vihm ja udu, et siis et sa näed seda autot, vaata. Aga nüüd muutus sellest hooajast. Mis see seal näitab? Sellest hooajast? See on mingit elektriteemat näitab kindlasti. Näitab jah, ma arvan ka seda mingit recharge. Nüüd ma laen. Põhimõtteliselt nii ongi jah. Kas ta laeb ja ta teeb siis nagu 1 vilgatus, 2 vilgatust või siis ta vilgub. Ehk siis tagasõitja saab aru, mis eessõitja teeb, kas ta näiteks kruisib või midagi, siis nagu ta näitab ära. Strateegiliselt on päris hea, sa saad nagu päris palju jälle jäljendada. Sa oma strateegilisusega jälle. Mulle lihtsalt meeldib see asi, et me saame öelda sükest asja, et F1, mis peaks olema nagu nii-öelda full nagu racing on ju, siis, siis saad tuletõrge aru, kas ta kruisib või ta laeb või ta sõidab. Ja, et nagu kui muidu on sport see, et hoia peal, siis nüüd hakkame tagatulesid vaatama. Või seda olete näinud, vaata see, mis see e-vormel on, kus need elektrikad sõidavad. Ei, see on veider, nad undavad. Aga seal on ju siuke teema üldse, et ma nüüd loodan jälle, et ma ei valeta, aga ma lihtsalt näen mingi klippe, kus on niimoodi, et näiteks on, ma ei tea, pikk paremkurv on ju, kui sa tööd mööda Apexit, siis sa sõidad niisama, kui sa nüüd sõidad välimist äärt, siis sa saad ka mingit boost'i. Ja siis seal on minu arust veel niimoodi, et seal saab siis nagu Mario kardis ma kogun koine vaata väljast. Aga põhimõtteliselt ongi, aga ma ei tea, mis see reglement seal ütleb, et mitu korda nad sealt sõita võivad või midagi teha, nad saavad mingiks ajaks saada mingi boost'i juurde. Ja seal on need boksi peatus on hästi huvitavad, nad vahetavad autot. Sest et elekter saab otsa. Aga nad laevad ka autot ja seal on niimoodi, et nad vist 20 sekundit läheb see kiirlaadja taha ja selle aja jooksul nad midagi muud teha ei tohi ja ref-asju ta vahetades pillidest seisavad 20 sekki laadja taga. Aga seal ikkagi ei ole ju täna seda haipi taga, nagu on F1-s. Ei, ta on pigem siuke varjul olev sport, et ta täna ei ole jah nii populaarne. Mul praegu lihtsalt turgatas pähe, et miks ei ole ükski naine F1 jõudnud? Kusjuures praegu nüüd, kas seal McLareni junior tiimis või mis iganes kuskil mujal sõidab üks naine? Ja Red Bulli süsteemis on ka noorte selles süsteemis peaks olema 2 naist täna. Kas sa kujutad ette, kui ütleme, mingi naine jõuaks, et ta suudab sa samad taset sõita, kus see tiim saaks mingit sponsordiile ja asju? Ja jõhkrad, ma arvan, see on jõhker publicity, nagu, mis sealt tuleb, kui naine peaks jõudma päriselt F1-ni ja startima, on ju.
ma kohe näitan, te võite rääkida, ma näitan seda McLareni naist ja miks ta on võib-olla nii kaugele jõudnud, on see, et ta näeb väga hea välja. Jah, see võib, kusjuures ma ei imesta selles suhtes, et eks kõikidel spordialadel on ju tegelikult, kui me ka räägime nagu näiteks drifti seisukohalt, see, mis USA-s toimub, on ju, USA-s driftis on ju tipus on päris mõni naine. Ja kõik on ikkagi pilt ilusad, et selles suhtes seal on ja neid kasutatakse väga palju turunduslikul eesmärgil. Et see, ma arvan, selle spordi jaoks on ka ikkagi osaliselt oluline seda nagu imidžit muuta ja natukene seda maskuliinsust maha tuua, et seda mingit uusi sponsoreid just nagu ligi tõmmata. No vot, nii on. Gert otsib pildi, aga ma arvan, et siit on kohe hea teha sissejuhatus järgmisesse nagu väga kiiresse spordialasse, mis ongi MotoGP, mis tegelikult ju täna on väga-väga suuresti mootorratast F1, on ju. Ja, seesama, see on tõesti kena neiu. Nimi ka siis? Bianca. Jah, Bianca, jah. Bustamante. Ühesõnaga... Saate kõik nüüd minna Instagramist vaatama. Jah, minge vaadake järgi Instast ja siis pange kommentaaridesse, et Veego saatis. Ühesõnaga MotoGP siis tegelikult ma arvan üks põnevamaid hooaegasid tulemas. Esimene etapp on täna peetud juba, nagu ma ütlesin, siis tegelikult ju mootorratast F1 on ju. Ülemineku hooaeg järjekordselt nagu ka paljudes teistes mootorisportides, ehk siis viimast aastat sõidetakse tonniste paikidega, ehk siis 1000 kuubikut. Alates 2027 siis minnakse üle 850 mootoritele ja samamoodi koondatakse kõik sama rehvitootja alla, ehk siis Pirellis saab ametlik rehvisponsor. Ma võin siia vahele öelda, et mul ei ole õrna aimugi MotoGP, ma tean, mis asi on MotoGP, ma tean, motikatega seal ringi sõidavad, aga ma pole vist mitte kunagi elus isegi ühte, ma ei tea, tervet MotoGP rallit näinud. Tohutult vaatemänguline sport, ma jälgin 3. hooaega nüüd MotoGP-d, eelmine hooaeg oli esimene täishooaeg, mida ma vaatasin. Sellel aastal kavatsen samamoodi terve hooaja silma peal hoida. Tegelikult tahaks, et Toprak jõuaks kuhugi, reaalsus ilmselt ei jõua. Üks siis Türgi sõitja, lihtsalt äge karakter ja kõige pikem nendest kõikidest sõitjatest, kusjuures küsimus teile, kas te oskate pakkuda, kui pikad enamus MotoGP sõitjad on, mis see pikkuse vahemik on? Ma panen puusalt, ma tean, sa kindlasti jõuad sinna Soomerini, nii palju kui ma Soomeriga kuskil hänginud on, ta on suht pisike, aga ma arvan, et päris vennad on veel pisemad äkki. Ma paneks mingi 1.62 või 1.58, ma ei tea. Paku. Kurat, täna on juba inimesed nii palju pikemad, et ma pakuks samas, jah. Okei, ma pakun 1.70. Tegelikult Marko oli väga lähedal, suurem osa sõitjatest on tõesti alla 1.65. Nad on tõesti pisikesed ja Toprak on 1.86. Ehk siis ta on ikkagi giant nagu nende kõrval ja tõesti pikk mees siuke ja kõik on piitspeenikesed, nad on pisikesed mehed kõik. Siin on, ma võin korra vahel rääkida, mul üks hea sõber, tervitan Mihkel Osulat, kes sõitis kunagi Eestis, mingi aeg sõitis Ducati, ma ei tea, kas saab öelda Ducati tiimis, aga Ducati motikaga, sõitis Bemmi motikaga, ta on mees ka paar korda Eesti meistriks tulnud ja tema on ka, ta on ikkagi, ma ei tea, Gert, sinu pikkune kindlasti on kõik. Me oleme Osulaga sama pikad. Jah, me oleme Osulaga sama pikad. Et see oli ka alati oli huvitav, minu kui ta poodiumtel kuskil oli, kes ta oli siuke pikk poiss, teised võib-olla nii pikad ei olnud. Jah, aga jah, nagu rääkides sellest 2026 hooajast, siis täna on tegelikult ikkagi tore on vaadata, et noori sõitjaid tuleb väga palju peale. Ehk siis hetke nagu ja tootjaid ka nagu on see jõudude vahekord on muutunud, et täna on siis top 3 on Pedro Acosta, noorsõitja, kindlasti väga-väga potentsiaalikas sõitja, sõidab KTM-is. Marko Besekki, kes aprillia sõitja, samamoodi noorkutt. Nimetame Markoks. Jah.
ja Raul Fernandez samamoodi Aprilia peal, kõik on noored kutid, kes on täna nagu, meil on küll üks nagu täispikk etapp peetud ja üks sprint on ju vahel olnud, aga nemad on siis top 3 ja Acosta ongi täna ka kihlveokontorite ja kõikide nagu jälgijate poolt kõige rohkem siis esile tõstetud justkui niisugune noor potentsiaalikas legend. Vana ta on, tead või? Ta peaks olema, ma võin nüüd puusalt eksida kohe, niimoodi peast ei tea, aga ta peaks olema 23 või? Aga ma tean, et Soomeriga, me jõuame Hannes Soomerini ka, aga Hannes Soomeriga on meil vanusevahe täpselt 10 päeva, ta on must 10 päeva noorem. Noh, seda on näha ka. Aga kas see näiteks, kui me ennem just rääkisime, et F1-s näiteks Antonelli oli 19 vist või? Kas MotoGPs on ka keegi nagu nii noor poissi on või? Ja, seal on... MotoGPs on vist rohkem sõitjaid ka või? MotoGPs on rohkem sõitjaid ka gridil ja ma lihtsalt samal ajal otsin välja sõitjate vanused. Aga palju sõitjaid on? Peast ei tea või? Peast ei tea. Kohe ütlen. Ma võin öelda tiime sulle nii kaua. Ducati, Lenovo tiim. Loe ise sõitjad kokku, 2 tükki. Ega on igas ainult 2 sõitjat või? Ja, täna on ka sama nagu F1-s ikkagi igal tiimil on 2 sõitjat pluss neil on reservid. Aga enamus on tuntud nimed Ducati, Lenovo tiim, Aprilia Racing, Red Bull, KTM Factory Racing, Monster Energy, Yamaha, siis Honda, siis Pramac, Yamaha, Grenisi, Ducati, VR46, Ducati, Trackhouse, Aprilia, KTM, Tech 3. Ehk siis, mis siin teeb siis? Praegu on 10 tiimi, 20 sõitjat siis. Aga lihtsalt seal on nagu huvitav ka see, et vaata praegu nimetasid neid nimesi, siis väga paljud on näiteks Ducati, et nad on küll erinevad tiimid, aga tegelikult ju nii-öelda see tiimi süda, see mootorratas siis on ju sama ju. Ja. Selles suhtes nüüd jõudsin, Pedro Acosta on 21, kõige noorem kusjuures nendest. Aga jah, ikkagi keskmine vanus jääb alla 30 täna, vahepeal oli see üle 30, aga jah, noorimad sõitjad ongi vanuses 20–22. Et eelmine hooaeg oli ka neid 19-aastaseid sõitjaid 2 tükki, kumbki sellel hooajal põhimeeskondades ei jätka. Küll, mis on nagu MotoGP meeskondade puhul, jah, 20 sõitjat on, aga neil on reservsõitjaid rohkem. Ehk siis neil on reservis mõnel meeskonnal 3-4 inimest, kes on nagu valmis kohe ratta selga istuma ja kes teevad seda musta tööd, ehk siis seda eelseadistust nendele ratastele, on ju. Aga ongi, kui sa siin tiimidest korra rääkisid, siis Aprilia on sellel hooajal esimese etapiga näitas väga-väga tugevat minekut ja kindlasti tuleb põnev hooaeg, et me oleme ikkagi eelmine hooaeg oli MotoGPs kurb reaalsus see, et Ducatile anti väga-väga palju vabadust, sama tehti ka Europaigis, on ju, või Euromotos tähendab, kus Ducati Euromoto on siis üks samm pisem kui MotoGP või? Euromoto on Euroopas kõige kõrgema taseme võistlus, ehk siis Euroopa meistrikad. Ta on nagu samm enne MotoGP-d või? Jah, põhimõtteliselt jah. MotoGP on vaata maailma tasemel, on ju, siis Euromoto on Euroopas kõige kõvem nagu tase, kus üldse sõita saad. Ja mõlemas võistlus siis stiilis oli ikkagi Ducatile väga palju painutati reegleid, lihtsalt Ducati hakkas maha jääma teistest tootjatest ja selleks, et MotoGP püsiks põnev, seal on ka hästi palju seda PR-i on nagu taga, siis nad pidid natukene andma järgi reeglites mingitele meeskondadele, et ei domineeriks mingi tootja nii tugevalt terves selles nagu võistlussarjas, on ju. Ma korra küsin siit vahele, sest ma ise ei ole ka MotoGP-ga nii väga kursis, aga praegu vaatasid ka neid tiime, siis kellel on KTM, kellel on Aprilia, kellel on Ducati, on ju. Laias laastus, kas seal ongi nagu siis 3 või 4 tsiklit, BEM ei olnud ühtegi või? MotoGP-d täna BMW ei sõida, BMW suunab oma põhifookuse Euromotosse. Okay. Seal nad domineerivad, seal on enamus või jah, pooled võistkonnad sõidavad BEM-idega. Okei, aga näiteks seal MotoGP-s, ehk siis kas see tiim lihtsalt ise saab valida, mis tsiklit? Jaa, nad valivad ise, meil nagu meil. See on põhimõtteliselt nii, et meil on Vegoga
tohu ja raha, meil on sõitjad, me lähme teeme praegu nüüd Vego Ducati tiimi näiteks. Jah, sa pead tehaselt saama loa ja siis sul on võimalus see tiim luua. Eks see on ka lõpuks, ma arvan, ikkagi raha taga ja raha on siis loose tiim ja mina tegelikult tahaks näha seda, et BMW kasvab Euromotost nii palju välja, et nad jõuavad MotoGP-sse, sellepärast et BMW seal oleks põnev küll, aga BMW, kui me räägime siis M1000 RR-ist, millega ringad sõidetakse, siis ta on gramm suurem teistest ringaratastest. Ehk siis, aga tal on seda väändemomenti alt minnes on palju rohkem ja ta on konkurentsivõimeline kindlasti ka selles klassis. Aga kas iseenesest MotoGP ja Euromoto nagu see tsikkel on nagu sama või? Reeglid on natukene erinevad. Euromotos on ikkagi suuresti stoksiades rattad, ehk siis tehasest ostad, vedrustus muudetakse, natukene näpitakse seal kütuse teemat. Vedrustus on üldjuhul sama, rehvi mõõt võib olla erinev natukene ja ajud on ka originaalid, ehk siis originaalajusid kirjutatakse, aga laias laastus on see poest võetud ratas ja tehtud rinka jaoks natukene sobivamaks. Euromotos on ikkagi reeglid väga-väga karmid. Aga need peaks ikka jõhker vahe olema siis ju, sest et ma mõtlen, kui me räägime niimoodi, et ma lähen poodi, ma ei tea, mis see Ducati lipulaev maksab, mingi 50 000 eurot võib-olla täna. Ei maksa nii palju, maksab natukene rohkem ja 30 ringi, sellepärast et M1000 RR BEM-i oma maksab täis pauk, maksab 30. Aga nüüd jõuame sinna, et 30 000, ma räägin sellest Euromotost, ma teen need mingid vajalikud modifikatsioonid, ma jõuan äkki selleni, et see ratas on minu jaoks maksab 100 000 euro, on ju. Aga nüüd mina olen kuulnud, et ikkagi MotoGP ratas maksab ka täna ikkagi milku. Et see peab ikka jõhker vahe olema neil sees. Ja MotoGP-l on vaata, seal on lihtsalt see ajude ja kogu vedrustuse ja kõige see teema tuleb ka tugevalt mängu ja seal on juba ju ainuüksi see, et kui me räägime näiteks MotoGP puhul, need on kõik ju fiibrist või karbonist plastikutega või nagu kondlitega, on ju. Ja need asjad juba on kallid. Kui me võtame näiteks ka selle Euromoto ja see täisfiiber, karbonfiiber kondel on ju, või siis need esimesed tiivad, mis on nagu signatuur BEM-ide puhul, sul üks tükk maksab 2,5 tonni nagu. Ehk siis sul on juba kondlid maksavad nii palju rohkem mingitel ratastel ja oleneb, mis see suunitlus on. Aga mina millegipärast ei taha uskuda, et MotoGP ratas milku maksab. Vaatasin kiirelt järgi. MotoGP rattas on 2-3 miljonit ja kallimad lähevad 3-3,5. See võib-olla siis on vahepeal veel tõusnud. Jah. Ehk seda on juba läheb päris spetsiifiliseks, jah. Ja seal on aga võib-olla seal loetakse seda kogu seda R&D-d ja kõike seda ka kuidagi sinna taha taustal sisse. Ja Euromoto siis ongi 60-120 000 ja siin mõned siis seadistused asjad juurde võib kuni 150 000 ratas olla. Ehk siis meeletu hinnavahe. Meeletu, seal on 10-kordne hinnavahe, aga mis on ju MotoGP ratastega on ka see, et MotoGP ratas ehitatakse väga suuresti sõitja spetsiifiliselt. Euromotos on see, et nad on natukene universaalsemad, sest seal on testsõitjad samamoodi, kes siis sõidavad rattaid sisse treeningpäevadel, kõik need vabatreeningud, kõik asjad on ju, seadistatakse, see peab istuma mitmele inimesele. MotoGP-s on ainult ühe inimese spetsiifiline ratas on ju. Aga jah, MotoGP-s on ka see hooaeg on tohutult tihe, neil on 22 etappi. No sama nagu Versus või ja neil on eriti, kui peaks olema veel sõitjad, kes sõidavad mitut sarja kaasa, siis nad on põhimõtteliselt iga nädalavahetuse ringrajal. Aga mul on siit kohe üks küsimus, mis ma isegi oleks huvitav teada, kas mingid rajad kattuvad F1-ga ka või? Et on reaalselt sama rajakonfi, mida nad sõidavad? Ei, valetan, sama konfiguratsiooni ei sõida, aga Austrias Red Bulli ringil sõidavad ja Le Mansi ei sõideta ju F1-s ju, Le Mansi rada ei sõideta ju. Ma ei ole kuulnud küll. Ja. Ühesõnaga, minu arust Red Bulli ring on ainuke, mis kattub. Ei tea küll, et miski muu kattuks. Esimene etapp oli ka nüüd, oli Tais ja teine tuleb Argentiinast 20-22 märts on see racing weekend. Seal on vist see vahe, nii palju kui mina olen kuulnud, et nad peaks selle rinka kõik siis ümber ehitama. Et seal, kui
autode puhul vormelis on kruus seal maas, siis ju tsiklis on liiv seal maas. Ja tsiklis on liiv, osadel radadel on kruus ka, aga üksikud rajad, aga jah, seal on liiv puhtalt selle maha pidurdamise pärast, sellepärast, et kruus lõhub ära rattad kohe. Lihtsalt huvitav oleks teada, et kumb reast kiirem on. F1 kindlasti kiirem. Arvad või? Jah. Vaat mina ei usu seda. Kui me paneks näiteks, võtakski MotoGP nagu mingi top üks sõitja ja paneks Austriasse. Ma lihtsalt... Seal on ikkagi 4 ratast. Mille põhjal ma võin öelda, kui võtta Audru on ju, siis Audrus auto on kiirem kui Tšikkel ja kui on võetud, ma ei mäleta, mida hinnati, et palju F1 keegi mingi umbes mõttes, mis F1 välja võiks sõita. Aga täna ikkagi F1-laadne siuke taimet äkipill on sõitnud Audrusist mingi 1.09 või mis see Kalana sõitis, mis on umbes nagu F1, aga minu Soomer on äkki sõitnud mingi 1.13. Me jõuame selleni, ma pärast on teile küsimus, et... Aga lihtsalt kuhu ma jõuda tahtsin, et ma mäletan, kui ma veel seal Audrus omaaegu käisin, siis Motika poiste sirge kiirused olid täiesti haiged. Aga no muidugi ma ei sõitnud F1-ga. Ma kiirelt guugeldasin siin ja see vahe on meeletu. F1 auto on ringil 20-30 sekundit kiirem. Puhtalt sellepärast, et kurvides on nii palju downforce. On nii palju suurem. Neil on downforce nii palju rohkem. Ehk siis kurvikiirus on nii palju suurem. Ja ikkagi 4 ratast on maas versus väike peenike list, mis seal... Sa ei saa võrrelda seda. Jah. Okei. Jah, tegelikult kõlab niimoodi loogiliselt. Kui sa päris elus, ma arvan, näeksid F1, kuidas ta kurvi läheb, see on lihtsalt ebareaalne. No mingi meeletu kiirusega vennad ju kütavad neid kurve läbi. Nii äge oleks, kui mingi päris F1 sõitja tule, või näiteks Paul Aron, ja ta saaks tuua selle õige F1 siia Pärnusse. Pärnus me oleme kõik neid autosi sõitmas igas asju, et kui äge oleks näha seda F1, et kui kiire ta reaalselt on. Ja mis aega ta sõidaks seal. Jah. Keegi kunagi minust ütles, et õige F1 suudab sõita alla minuti, aga ma ei tea, kui reaalne see on. No ma arvan, et see oleks reaalne, kui oleks vend, kes selgeks teeb endal selle raja ja nühib kõigepealt. Mingi õige vend tuleb sõitma, Verstappen tuleb siia F1-ga. Ja no Marko tahaks kindlasti, et tuleks Verstappen, sest Marko saaks fanboy olla seal üleval tribüüni peal mingi go Verstappen. Aga selles suhtes MotoGP-st veel nii palju, et kalendris on ka uus tulija, ehk siis Brasiilia tuleb täitsa uue etapina, mis tegelikult nagu päris palju annab juurde, et nad liiguvad ka sinnapoole, on ju. Natukene kalendrit puudutades, siis järgmine ongi Argentiina, siis sõidavad USAs, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Austrias siis Red Bulli ringi peal sõidavad, Jaapanis, Austraalias ja Valencias. Et selles suhtes kindlasti tuleb põnev hooaeg ja nagu ma enne ka siis ütlesin, et see on viimane hooaeg 1000 kuubikulistega, ehk siis mootorid lähevad väiksema mahu peale puhtalt ohutuse ja kulude kontrolli tõttu, sest MotoGP-s vot seal neid avariisid toimub igal etapil ja ka Euromotos toimub neid avariisid palju ja need on ohtlikud, kõvasti ohtlikumad puhtalt sellepärast, et see kiirus läheb ikkagi meeletult suureks ja kui sa sealt risu paned, siis ikkagi sul ei ole ju mitte mingit kesta ümber, mis päästaks. Minu arust see üks nii suur asi selle Motikaga sõites ongi see, kui sul tuli midagi juhtub ja sa pauku paned, sa lähed lihtsalt nagu mingi kivi lendad, vaata. Ja no ma korra puudutan seda teemat, ma ei nimesid nimetamata, aga Eestis kunagi küsisin ühe kiirendussportlase käest, et mille pärast meil baigikiirendajatel on kiivrid ja kõik asjad kombe küljes kinni ja saapad samamoodi korralikult kombe küljes kinni ja osad vennad ju ka Euroopas näiteks teibivad kindaid ja saapaid endal kombe külge ja hansudega on kiivrid. Ja siis ta ütles selle peale hästi ilusti, et kui sa ikkagi sellise kiiruse pealt risu paned, siis kui sa oled kombe sees, on lihtsam kotti tõmmata. Et eks seal MotoGP-s on ka ikkagi neid hetki on palju, kus see asi läheb reaalselt ohtlikuks. Aga nüüd tulles selle tumeda teema, mingi meie ajal ikka MotoGP-s keegi surma pole saanud ju. Ei tea küll, et oleks, aga vigaseks on sõidetud küll. Ratastooli on nii mõnigi vend ennast sõitnud MotoGP-s ka. Ja luid on murtud ja luu murdmine, ma arvan, seal on see on tavapärane ja on ju ka Hannes Soomeri puhul Euromotos ju sõrme ots läks ju, pani niimoodi õnnetult risu, et tal ei ole ühe sõrme otsa. Et siukseid õnnetusi juhtub selles... Miukse sõrme?
Kurat, ma ei mäleta, millise sõrme ots tal puudu on. Aga jah, tal on ka üks õnnetu avarii olnud, aga jah, järgmisest aastast siis 850 kuubikulised uus rehvitootja ja ongi siis ohutuse ja kulude kontrolli tõttu, et see sport oleks siis natukene nagu odavam. Aga jah, noorte põlvkond tuleb peale suuresti, generatsioonide vahetus on ja see tootjate duell, ma arvan, säilib, et täna ei ole kuulda veel kuskilt, et tuleks keegi uus. Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha ja Honda on siis peamised tehased, kes siis pakuvad. Ja no eks siin on japside tootjad ka vaikselt kraabivad MotoGP ust, aga no eks see näha ole, kas nad päriselt ka jõuavad sinna MotoGP-sse. Kas ma küsin jälle, MotoGP-s ei ole mingit alamasarja, kus oleks nagu mingi e-MotoGP või? Ei, MotoGP-l on Moto2 ja Moto3, mis on väiksemad ja sealt siis kasvavad tavaliselt peale uued sõitjad, aga jah, seal õnneks seda mingit e-paikide teemat ei ole, siis võiks sama hästi ju elektritõukekatega panna ju. Ja ka elektritõukekate sari on olemas. Muidugi. Okay. Ei ole näinud või? See full kombega kiivrtega lasevad. Okei, ma seda ei teadnud. No ju siis see on see e-versioon sellest. Järgmine podcast räägid sellest meile. Jah, aga jah, see enne korra ütlesin ka seda, et Ducati on siis eelmistel aastatel päris palju domineerinud, aga täna siis KTM ja Aprilia tulevad päris kõvasti peale. Kuule, aga võtta MotoGP kohta siin paar viimast lauset ja siis võtame WRC ka ette. Ma käin kiirelt siis IDM-i ka üle või siis tänane see Europaik, kus siis meie poiss sõidab, on ju, et Hannes Soomer ikkagi teeb tegusid. Mul on kohe küsimus jälle. Kas Hannes Soomer on täna palgaline sõitja või? Jaa, ta on palgaline põhisõitja jah, BMW meeskonnas. Ütle nüüd kogu Eesti rahvale, palju ta palka saab? Ei tea, ei ole küsinud. Aga 2026 siis Hannes sõidab tõesti kaasa Euromoto Superbike'i Championshipi 7 etappi. Ongi terve hooaeg on 7 etappi, ehk siis võrdlemisi lühike. Esimene on nüüd 8-10. mai. Ja siis ta sõidab seda Endurance Championshipi ehk siis kestvussõitu, kus ongi mitu sõitjat, vahetustega sõidavad, seal on 4 etappi. Seal nad vahetavad motikaid ka ikkagi, on ju? Mitte alati. Ikkagi sõidavad sama rattaga, sõitjat vahetatakse, tangitakse ja sõidatakse edasi. Ma küsida, et seal nagu tankimine on fine, jah? Ja. Okay. See MotoGP-s on ju sprindietapid. Ehk siis seal nad ei tohi tankida, aga kestvuses ikkagi tangivad ja esimene etapp ongi 18 aprill Le Mans, kus nad sõidavad 24 tundi. Soomer sõidab ka seda 24 tundi või? Oota, ma korra küsin ka vahel, kas MotoGP-l nad ei tangi vahepeal või? Mitte kõikide ma arvan, see on nagu F1. Siklil on nii väike paak ju. Sööb ka vähe. 22 liitrit. Ja nad ju ei sõida ju meeletult kaua. MotoGP-l ju üks võistlus, esimest etappi vaatasin, ma võin nüüd puusalt panna seksida 20 minutit. Kas MotoGP-l on see vahe ka vist ei ole, võib-olla ma eksin, et kui F1-s meil on, ma toon näite, ma ei tea, 52 ringi, kas MotoGP-s on ajaline või? Ei, ka ringide arv. Okay. Ja seal on see, et kui kellegi, jälgitakse ju kütuse seda peale andmist, on ju. Ja kui kellegi ratas läheb nii meeletult palju kiiremaks teistel, siis stewardid hakkavad kütuse peale saamist reguleerima maha, et ratast võrdsustada teistega, et see on nagu MotoGP-s ka spetsiifiline. See tundub väga huvitav niimoodi, et anna andeks, et ma olen jube hea sõitja ja siis mingi kohtunik keelab mul jõudu maha. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Aga sellest Endurance'ist korra rääkides Hannese enda soov või siuke väike unistus on see, et ta tahaks selles Endurance'is ikkagi tulla maailmameistriks, neil jäi eelmine aasta natukene puudu, et oleks BEM tulnud. Aga selleks, et natukene kokku ka võtta seda, sa tahtsid MotoGP kohta midagi lisada või? Sa otsisid midagi? Ei, ma juba võtsin Virtsu uudised lahti. Okay. Mul on üks küsimus veel. Soomer MotoGP-s midagi on sõitnud kunagi või? MotoGP-s minu teada ta ei ole startinud korragi. Aga kas ta sinna nagu, ma eeldaks, et tema kui võistlusmotika sõitjana, see oleks ka nagu unistus ju, aga või kas siis millest puudu jääb raha, oskused? Tead, ma arvan, et see on see teema, mille peame Hannese podcasti kutsuma nüüd enne, kui tal see võistlushooaeg täierauaga pihta hakkab, peab kiiresti selle tegema, siin ära lindistama selle podcasti temaga. Saab ise küsida, mis see tema nagu eesmärk on
ja miks ta MotoGP-s veel täna ei ma ole. siis kirjutan oma küsimused üles sulle, Jah, sest et ma käin hooaja jooksul ühe korra podcastis. aga et ei piiluks, Gert, ära ka siis piilu siis siia selle ploki lõppu siis esiteks see, et vaadake see järgmine etapp ära, mis tuleb ja esimene etapp siis Euromotos ka 8.10. mai. Järgmine etapp on 22. märts. Jah. Oli õige Jah, kuupäev. 20–22 märts ja Argentiina on MotoGP ja järgmine või siis esimene etapp Euromotos on 8.10. mai. Aga kehtiv Porsche ringil sõidetud rajarekord Superbike'iga, kellele kuulub, mis on aeg? Ma tahaks öelda Soomer. Minu arust on mingi 1.13 midagi sõitnud ja minu arust ta sõitis seda veel niimoodi, et ma ei mäleta, mis firma paik see oli või brändi oma ja tal tuli eraldi tiim, kes nad siin sättisid ja värki ja siis ta mingis võistlustingimustes sõitis kogu aeg 1.16, aga minu arust ta sõitnud 1.13, aga võib-olla ma eksin. Kusjuures Soomer on sõitnud 2 korda rajarekordit, esimene kord kvalifikatsioonis Honda peal. Oota, ma saan ka pakkuda või? Ja kohe. Ja teine kord BEM-i peal võistlusolukorras 2 rekordi vahe 3 aastat. Laseme Aavikul ka, ütle mingid numbrid välja. 2 korda rajarekordit on sõitnud või? 2 korda rajarekordit. Kõigepealt sõitis rajarekordi Superbike'il ja Hondal ja siis sõitis 3 aastat hiljem. Sõitis üle ennast. Nagu üleüldse Audro rajarekord või siklit nagu... Superbike'i rajarekord on Soomeri käes, jah? Okay. See on 2-rattaliste siis ikkagi. 2022 pani esimese rajarekordi paika, 3 aastat hiljem sõitis enda rajarekordi üle. 1.13 on suht aus pakkumine, ma panen siis 1.14. 2022 sõitis 1.13, 5.68 Honda peal. Enos motospordi nimekirjas siis ja see oli kvalifikatsiooni käigus ja 2025 sõitis BEM-iga sama 1.11. Ei, 1.12, 3.84 ja kusjuures tippkiiruste vahe ei ole väga suur. 2022 oli tal tippkiirus oli 155,27, 2025 BEM-i peal oli tal 157,31. Oota, see on keskmine kiirus. Keskmine kiirus, sorry, mitte tipp. Ma just mõtlesin, et kas te siukse tipuga. Ja, keskmine kiirus, sorry, keskmine kiirus 2 kilomeetrit põhimõtteliselt keskmise kiiruse vahe, aga sekund põhimõtteliselt maha, 1,5 sekki maha. Tubli poiss. Et jah, tema käes on tõesti Superbike'i rajarekord täna ikkagi veel Audrus ja täitsa kehtib. Aga võtame siis Vertsu ette ja räägime. See oligi kõik su küsimused või? Ja ei, no ma ei hakanud siin väga palju, mis ma ikka küsin, te ei tea ju MotoGP-st midagi. Ma vaatan, ma panin endale Vertsu midagi kirja, ma ei ole eriline Vertsu jälgija. Ja kust te minna tahate, ma siis informeerin teid, et toimunud on 3 rallit see hooaeg. Olete kursis sellega? Ma ei ole mitte ühtegi vaadanud. Ütlen täitsa ausalt, pole ühtegi etappi see aasta vaadanud. Iga aasta esimene Monte Carlo ja see aasta Monte Carlo oli veel eriti libe. Lumine, seda ma nägin. Ja seal oli vist veel niimoodi, et vaata seal väga muutuvad need kõrgused, kus nad sõidavad, et vist mida allapoole äkki tulid, seda nagu paremaks läks, aga et üle oli nagu see on alati niimoodi, et mingitel katsetel on niimoodi, et alt alustavad, lähevad slikiga peale ja üleval tegelikult lumerehvi vaja. Ja see on huvitav, nad sõidavad risti. Ehk siis ees üks on nael, teine slik ja siis nagu risti sõidavad. Jah, seda isegi mina, kuigi ma ütlen, ma Vertsu muidu ei vaata, kuskilt ma kuulsin ka, et seal on ka isegi, et kes paneb kuhu, ma ei tea, vasakule taha paneme naela ja muidu on näiteks mingi muu asi. Aga Monte Carlost kohe rääkides sain ise ka targemaks siin talvel ühtede hulludega kokku puutudes. Kas te oskate mulle öelda, kuidas Monte Carlo ralli kunagi välja nägi? Milline oli päriselt Monte Carlo ralli? Kuidas sa Monte Carlo rallile üldse sõitma said? See on kuidagi väga lai küsimus, et ma isegi ei tea, kust nagu... No, ühesõnaga nagu selles suhtes, et kuidas toimus kunagi Monte Carlo ralli? Ütleme 39 aasta, 1939 näiteks. Istuti autosse ja sõideti. Montes kohe või? Ma ei tea. Ei, no ta oli ikka seal ju mägedes ja seal kruusateede peal. Tegelikult ju Monte Carlo ralli ju sai alguse, näed, et sul oli 7 riiki, 7 linna, kust sa alustasid Monte Carlo rallit, üks neist oli Tallinn ja kõige keerulisem trajektoor. Monte Carlo ralli kestis 13 päeva. Ehk siis sul oli 11 stage'i, mida sa pidid läbima
stardilinnast kõigepealt Monte Carlosse ja siis nad sõitsid 2 päeva koha peal. Ehk siis sul oli 13-päevane ralli oli kunagi Monte Carlo ralli. Täna on siiamaani Monte Carlo tribüütralli, mida peetakse, kus entusiastid tulevad kokku, võtavad selle sama ajastu auto ja sõidavad siis ühest nendest stardilinnadest, sõidavad Montesse ja seda tehakse tavaliselt päev pärast või nädal pärast Virtsu rallit. Algab samal nädalavahetusel, kui WRC on. Neil on 10 päeva aega kohale jõuda ja siis toimub Monte Carlos historikute ralli 1 päeva. Aga see tõesti kunagi oli niimoodi ja Tallinnast oli kõige raskem startida. Ja Tallinnast kusjuures startides on ka võidetud Monte Carlo rallit sakslaste poolt kunagi. Esimest korda elus kuulen. See on see sama, mida sa käisid vaatamas seda pilli või? Ja see sama poolakad tänaseks meie sõprusautoklubi Poolast, noored entusiastid, 39 aasta Opel Olympiaga, täiesti tavaline maanteerehv, sest tollel hetkel ju väga sellist talverehvi kui sellist ei olnud. Eestis hakkas just talv kohale jõudma, Lätis oli 0,5 meetrit lund selleks hetkeks. Nad jõudsid umbes Leeduni, kui nad said aru, et suht halvasti on, karbuss läks umbe, rehv ei pidanud, tuled ei näidanud midagi. Kohal nad jõudsid Montes tegid oma sõidud ära ja tegelikult tegidki tribüüdi 2 Poola sõitja auks, kes kunagi 39. aastal startisid Tallinnast, kellest üks on insener, kelle loodud mootorid on näiteks Aston Martinis. Selles suhtes full entusiastid, noored kutid ja ma lihtsalt vaatasin, et ma mõtlesin, et Eestis on nagu vaimuhaigeid, aga need vennad on ikka nagu täiskohaga vaimuhaiged. Ja sõitsid kohale ja jõudsid ühes tükis kohale. Davai, lähme Virtsuga edasi. Anyway, 3 etappi on meil olnud. Esimene oli Monte, selle võitis see meie uus Virtsus, siis noortulnuk Oliver Solberg. Tegelikult ta on juba rallis olnud, on ju. Ja minu arust ta vist võitis selle suht tugevalt ka veel. Ja ta oli kõvasti ees, ma pärast lugesin, ta oli päris kõvasti ees. Ja. Solberg on Hyundai's täna või? Mul on siin kirjas Toyota. Okay. Ja, Toyota. Sest et see, nüüd kui me läheme siit edasi, siis järgmine ralli, Rootsi ralli. Ma nüüd ei tea, kummal rallil Solbergi väga sotsmeedias läks hästi liikuma üks klipp, kus ta põi välja. Ja siis ta tegi põllu peal tiiru, siis ta tuli täie itiga läbi mingi aia ja asja tuli rajale tagasi. See oli Montes. See oli Monte klipp, jah. Et see oli siuke väga huvitav klipp, kui keegi tahab, siis mingi otsige üles. Ja just nüüd, viimane nädalavahetus oli meil Keenia ralli, mida minu väga ametlik WRC ralli poolt saadetud mulle dokument pitserite ja allkirjadega ütleb, et peetakse kõige raskemaks ralliks üldse. Nägin neid olusi seal, vaatasin isegi ühte katset, väga rets. Seal oli ju reast, nad tulid läbi mingi ikkagi pika loigu või mingi muda ja ühel poisil oli lihtsalt tagaratas viltu all. Ja, aga ma parandage mind, kui ma eksin, aga kas mitte sellel aastal ei olnud esimest korda see, et kõikidel võistlusautodel oli snorklid pandud, et nad mootoreid ei uputaks? Mina ei tea, kas see oli esimest korda mitte, aga mul ka mingid klipid on sellest Keenia rallist jäänud ja ma vaatasin ka, et ja väga huvitav jälgida, kuidas ma ei teadnud, mis tiimil oli kumba pidi, aga ühel oli see snorkel lihtsalt nagu jooksis mööda seda piilert üles, on ju. Hyundai. Ja ühel jooksis piilert üles ja siis jooksis risti veel üle katusega. Keskkatusele jooksis Toyota. Ma olen ka neid klippe näinud juba. Siuke huvitav. Eriline asi. Aga mis oli väga, kes võitis Keenia ralli? Ma ei teagi. Ei, oota. Takamoto Katsuta või? Jah, Katsuta ja ma nägin mingit videot just, kui ma eile õhtul scrollisin, siis ma nägin videot, kus Taka ikkagi silmad olid märjad, see oli ta esimene ralli võit. Esimest korda elus võitis ja üldse teist korda elus sai mõni jaapanlane võidu. Eelmine võit jaapanlase poolt tuli 1992 ja ma kindlasti ütlen selle nime väga kehvasti, aga Kenjiro Kote Tivoirile. Kindlalt oli õigesti, ma olen suht kindel, et see oli õigesti. Ühesõnaga see jaapanlane siis väidetavalt oli 92 aastal, et lihtsalt vahepeal pole ühtegi jaapanlast võitnud. Ja Taka, kusjuures Taka tegi ju esimeses intervjuus, mis talt küsiti nagu pärast seda autasustamist ja seda, siis tänas ju Ott Tänakut, kes... No Ott tegi temale ka suure postituse minu arust. Ja, et nad on ikkagi Otiga väga head sõbrad ja Taka tegi suure kummarduse just Oti ees, et Ott on teda nõu ja jõuga nii palju aidanud, kui ta oskab, et selles suhtes ei ole meie poiss kadunud ikka veel midagi kõrgest spordist. Rääkides
meie poistest, mis oli teine väga suur asi Keenia rallil? Virves või? Jah. Ja Virves võitis ju WRC2. Ja Virvesest kusjuures hea klipp, tegelikult võiks selle klipi siia panna, see, kus ta hüppas autoga pikki puuoksi. Niimoodi katusist puutus puuokses. Tulid päris ilusa hüppe tegid, näed, et käisid ikkagi oksad puudutasid ära kergelt, et see oli kena hüppe oli, jah. Ma nägin seda teist klippi, kus tal kaardilugeja tuli autost välja, siis libastus näppu läks kuidagi paigast ära. Ja liigesest läks ära ja siis pani rusikaga plaks vastu näppu ja lõi tagasi ja oli korras, läks elu edasi. Aga lihtsalt siit kohe küsin teilt, teate, mis tiimis sõidab Virves või? Škoda. Yes, ja ma nägin sellist huvitavat postitust, ma mõtlesin, ma mainin selle ära, et Virves tegi eraldi mingi tänutähe postituse, kui ta võitis ja keegi härra Pavel Hortek. Ja väga kaua insener olnud. Kes eelmine kuu suri, aga oli siis Virves ütles, et põhimõtteliselt tänu temale on ta üldse täna seal Škoda tiimis, et ta oli mingi key people, kes otsustas, et anname selle poisile võimaluse. Ja kui ma ei eksi, siis kas ta mitte ei juhtinud neid insenere ja oli väga tugeva nagu rolliga just selles meeskonnas sees ja oli tema nagu mentor. Et selles suhtes ma nägin ka seda postitust. Võimalik. Ja huvitav asi, mida mina veel ei teadnud Virvese kohta, ma ei tea isegi kuidas, aga 2022 aastal ta tuli juuniori Virtsu maailmameistriks. Ja, sellest ju hästi palju pasundati kuskil, seda ma teadsin. See isegi minu jaoks ei olnud uus info, aga no, tollel hetkel ma jälgisin Virtsu rohkem ka. Täna jah, seda hooaega ma ei ole vaadanud, lihtsalt eks minu jaoks mängib ka rolli see, et Ott enam ei ole suures spordis ja tänu sellele ei vaata, aga WRC2 hoian rohkem silma peal kui põhi-WRC-l. Klassik eestlane. Ja muidugi, me Kraavi Ott ju enam ei sõida, mis ma tast ikka vahin. Minu üldse Virts on igavamaks muutu, seal ei ole tiim enam asju, seal on vähe. Samad vanad Peerud sõidavad, see minu jaoks on ka see sport on selle võlu ära kaotanud, ma ei jõua ära oodata nüüd järgmist hooaega, sest ka ju WRC-s on ülemineku aasta, on ju. Et sellel aastal sõidetakse viimast korda ju 2 erineva autoga nii-öelda, et meil on põhi WRC 1 auto, on ju, ja on WRC 2 auto, järgmisest aastast ju WRC-s on kõik meeskonnad on WRC 2 peal. Ma tahaks, et sellel hetkel oleks veel lisatootjaid lisaks Lanciale, kes on tulemas. Tagasi võiks ju Volkar tulla. Polod olid üliägedad. Polod ju ikkagi lüpsid niimoodi, et paha hakkab ja Subaru võiks tagasi tulla. Seal nii palju, kui mina lugesin, on ka see, et üks suur asi, miks ära kaotatakse see suur Virts nii-öelda ja minnakse nagu ühte see, on puhtalt rahaline pool. Et tahetaksegi tulla, et kui praegu ütleme circa 1 miljon on pill, et tahetakse see mingi 350 000 peal tuua, et oleks vist rohkem tiime, osalejad, et oleks... Ma kindlasti võib-olla eksin, aga ma ei tea palju praegu õiges Virtsus sõitjad ongi mingi 7, 8, 6 või mingi siuke arv, neid ei ole nagu tohu hea. Neid väga palju ei ole, jah. Ja ainult Toyota ülemvõimbe. Mis Keenias oli? Seal oli 5 Toyotat peal või? No praegu on niimoodi, et kui meeskonnade punkti seisu võtta, siis on tegelikult Toyo on 59 ja Hyundai on 35. Ja rohkem pole ikkagi punkti saanud. See on nüüd peale 3 etappi või? Siin ütleb minul niimoodi. See ei saa reaalne olla. Sest esimesed ei saa olla reaalne jah, sest 2026 punkti seis Elfin Evans juhib 60 punktiga. Siis juba ei saa. Ja 2 autot saavad punkte. Ja kui lõpetavad? Jah, on lõpetanud kindlasti. Mõtlen, Reenias oli 5 Toyotat peal ju, ja mis näitabki seda, et nii rämedalt ülekaalus, et järgmine aasta need uuendused kindlasti, et see... Hyundai'l on ka ju 5 sõitjat ju. Newvil, Lappi, Formeau, Sordo. Nemad ei ole iga etapp peal. Jah, kõik ei sõida täis hooaega. Nad on vahetustega seal. Jep. Aga ma vaatan, ma guugeldan. Kokku on meil 10, 11, 12 sõitjat on WRC 1. Aga mitte kõik iga kord. Jah. Ja võrreldes nüüd F1 ja MotoGP-ga, meil on väga palju vähem etappe. Minul on siin kirjas, et on tulemas veel 9 tükki. Ja 3 on olnud, et 12 kokku. 12 etappi, jah. 10 etappi vähem. Ja üks neist on WRC Rally Estonia. 2026 hooaeg on 14 etappi. Versus. Mul on siin mingi teine info. Sul pole tasuline ChatGTP on. Ka võimalik. Jah. Et alustavad Monte Carlos, lõpetavad Saudi Araabias. Ja Saudis nad jah, Saudiga ju tehti diil. Aga mitmes on ralli Jaapan? Jaapan on 7. Mul on see viimane. 28 kuni 31 mai.
Sul on üle-eelmise hooaja data, sest eelmine hooaeg juba oli Saudi ka sees ja Saudi oli viimane ka eelmine hooaeg. Ja ma kohe praegu vaatan. Jah, sõitjate punkti seis ongi nii, et Elfin Evans on 60 punktiga, Solberg 47, Takamoto 30 ja siis 28 ja Neuville 21 või? Yeah. Siis tuleb Ogier 18. Ehk siis tegelikult ongi Toyotate ülemvõim, 3 Toyotat, Hyundai ja läheb sealt edasi. Aga ma arvan, et see järgmine aasta see, et tulevad need WRC2 autod hakkavad sõitma, et ühtlustatakse klassid ära, see kindlasti teeb selle spordi uuesti huvitavaks, sest sõitjaid tekib nii palju, tiime tekib juurde, iseenesest tahaks näha Red Grade seal nagu meeskondade nimekirjas, et neil on ju tegelikult ju autod olemas selle klassi jaoks. Ja siis on taaskord lootus, et Eesti poisid teevad jälle tegusid. Aga mingit kuulujutte on ju räägitud, et äkki see Tänak tuleb Lanciaga tagasi? Tänak tõesti kuulduste järgi ju ka Lancia arendus- või testimisprotsessi juures oli. Mingid pilte ka kuskil liikus, kui nad Montes käisid testimas, et ka Tänak oli seal kohal. Reaalselt ju sõitjate nimekirja täna keegi ei tea, kes Lancia ees sõitma hakkab. Ka mingid kõlakad on käinud, et Rovanpera võib-olla tuleb tagasi ja teeb mingid etapid kaasa. Seda spekulatsioone on seal spordi ümber ka palju, aga nagu ma ütlesin, tegelikult tahaks Polkarit tagasi näha. Polo oleks väga kõva, kui tuleks uuesti sõitma. Ja tegelikult ju Toyotal on ka ju mitte ainult ju Yaris, vaid Pan-Ameerika ralli jaoks ju on toodetud ju WRC2 spekkides Corolla Vertsubil, mis on ka päris äge. Pisut suurem kui Yaris. Pisut suurem, aga näeb päris ülbe välja see Pan-Ameerika rallikas, nagu ma olen mingit klippe ja pilte näinud ja seal lammutavad ka päris korralikult seal Ameerika selles endas ralliklassis on ju. Aga võt Subaru võiks ka tagasi tulla. Need olid ägedad ajad, kui Subaru ja Mitsu paugutasid. Mõtle, kui äkki Subaru teeb siukse üllatuse, ta tuleb tagasi selle Subaruga, nagu sul on hoopis. Forekaga või? Vot see oleks kõva, nagu kõik teised sõidavad ralliautodega ja siis Subaru mõtleb, et lähme külmkapiga Vertsu kütma nagu. No seda vist ei juhtu. Aga vot see oleks kõva, vot see oleks nagu statement. Vennad tulevad tagasi, kui kaua pole Subaru sõitnud, 10+ aastat pole Subaru sõitnud ju enam, on ju. Ja löövad jalaga ukse lahti, ütlevad, vot me võtsime kuradi 4. generatsiooni või 5. generatsiooni Foresteri, tõstsime uue tehnika peale, puur sees ja möllame Foresteriga minna lihtsalt. Ja iga etapp minutiga pähe. Vot see oleks kõva. Nagu saavad. Jah, see oleks nagu kõva näitaja, et nad nagu ei püsi absoluutselt tempos, aga vähemalt neil on... Aga alla ka ei anna. Alla ka ei anna, et see on see võidusõidu auto süda, aga külmkapi aerodünaamika nagu. See on nagu natuke nagu M-spordil on, sõidavad, aga alla ka ei annavad. Ja, mitte midagi nad ei saavuta. Aga nad on ju ka ainuke, kes pole tehase tiim. Ja nad on erarahade peal tiim ju. Tehase toetusega tiim on. Nad on tehase toetusega, aga samas ainukene erameeskond ju täna. Nojah, aga nad saavad ikkagi selles mõttes raha. Ei, saavad tehas ju toetab neid, aga nad ei ole ametlik tehase meeskond, nad on ainukesed. Aga alla ka ei anna. Aga kindlasti järgmine aasta tuleb sealt poolt ka võib-olla läheb lihtsamaks. Ma arvan, järgmine aasta kõik veits võrdsustub ja äkki tulebki, nagu me rääkisime, äkki uusi sõitjaid. Et see teeb kindlasti selle asja põnevamaks ja ma ütlengi, seda on vaja sinna. See, mis teeb F1 huvitavaks, ongi see, et nad muudavad, neid tulevad uued sõitjad. Esiteks see, et sul juba on palju sõitjaid. Mitte sul, mis sa lugesid kokku, et 12 ja kõik ei sõida täishooaega. Et reaalselt võib-olla iga etapp on mingi 8 sõitjat on ju ja siis kui sama 3-4 inimest sõidavad tippu. Siis kui Ogier tuleb ja viitsib sõita, siis Ogier võidab. Muidugi suur vahe on see ka, et mis me ju näeme, tegelikult noor põlvkond ei jaksa vaadata ühte asja sul 4 päeva järjest. Et see on suur miinus, ma arvan. Et võib-olla seda on räägitud ka tegelikult, et nad peaks tõmbama koomale seda võistluspäevasi ja tegema... Ja sellest on räägitud küll, et neid rallietappe tehakse lühemaks või tahetakse teha lühemaks. Noortel on attention span on lühike. Liiga lühike. Tegelikult mõtle isegi ennast, et sa ei jõua ju vaadata
4 päeva järjest neid katseid seal hommikust õhtuni vaata. Vaatad lõpus selle Power Stage'i ära ja võitja. Ega sa ju tegelikult ei jõua ka, Rally Estonia näitel on ju eelmine aasta sai käidud. 2 päeva viitsisime rallit vaadata. Esimene päev Elvasse linnakatsele, teine päev maastikukatsed, 3. päeval käisime ainult poodiumil ja kõik nagu maastikule enam minna ei viitsinud ja sa reaalselt täispika päevaga, laupäev on ikkagi põhipäev, on ju, sul on katses kinni, sa reaalsuses jõuad 2 katsele. 2 erinevale katsele nagu. Mõlemad katset läbitakse 2 korda, ehk siis sa valid lähestiku katsed, sa lähedki Alaküla trampliinile, seal on nüüd sinu valik, kas sa liigud sealt ära vahepeal teisele katsele või sa püsid seal ja vaatad 2 korda täpselt sama kohta, täpselt sama katset nagu. Pigem on see, et sa lähedki sealt ära, lähed järgmisele katsele, sa pead arvestama nende ummikute, kõikide asjadega. Matkamisega. Jah. Jõuad nagu järgmisele katsele, jõuad selle ära vaadata ja kui kuu ja tähtede seis on õige, siis jõuad veel 3. katsele ka, aga tegelikult reaalsus sa jõuadki mingi lagi 3 katset vaadata, kui sa päriselt katsetel oled. Aga see on, ära ole vaene, võta kopter, nagu see Kakumäe mees kunagi ütles, et mis see 500 000 ära ei ole siis. Jah, igal Eesti inimesel võiks olla ju. 500 000, et osta endale kopter. Ei, seal oli kusjuures ka Alaküla hüppel oli ju, poisid tulid kopteriga kohale. Rovandpera isa oli kopteriga kohal seal, kusjuures tuli mingite oma sõpradega. Oligi täiesti nagu vippala juures oli kopteri maandumisplats, oli 4 kopterit vist vahepeal. Vennad tulevadki kopteriga kohale, tulevad kõnnivad sinna vippalale, joovad oma 3 õlut, piloot sööb oma amsuburgerit ja vaatavad põhiautod ära, istutakse kopterisse, lennutakse järgmine katsele. Mugav oleks, ma ei tea, kas nad võivad, aga et veel tiksub seal mingi 20 meetri kõrgusel. Ei tohi puhtalt sellepärast, et Eurospordi kopter liigub ja katse alguse ajaks peavad kopterid maas olema. Lamp. Huvitav, millal nad selle juba ära vahetavad droonide vastu? Ma arvan, et ei vahetagi. Vaata, droonide puhul on ju see miinus, et sa ei suuda, ütleme 20 kilomeetrist katset, sa ei suuda adekvaatselt järgi lennata. Tead, ma arvan, et anna üks paar aastat veel ja siis on nii, et stardi algus ta vajutab follow this car, põmm, ja siis droon lendab terve aja järgi. Minu arust, mis see Virtsuga veel, seal on muidugi muud aspektid ka võrreldes muu motospordiga, aga ma olen kuidagi, ma ei tea, miks ma Facebookis kuskil ralligrupis ja iga kord ma näen sealt mingit sükest väikest vingu, et jälle mingi ülekanne ei tööta, jälle kuskil on mingi asi sahiseb ja mingi WRC enda, see WRC TV ka, see tegelikult ei ole täna tasemel enam. Me oleme 2026 aastas. Ma saan aru, et te sõidate seal 100 kilte edasi-tagasi, aga ikkagi see broadcasting peaks olema nii nagu... Ja vaatame ja võtamegi võrdluseks kõrvale F1, kui sul on see F1... See F1 on lokatsioonilt koha pealt, see on nagu raske võrrelda. Aga ma arvan, nüüd muutub väga palju sellepärast, et Starlink tuli. Et ikkagi katsed on kuskil Monte mägedes ja sul on... Net hangub lihtsalt. Täna ongi ju see, et seda ma arvan ikka ei saa, sest ralliautodesse, ma ei tea, kas sinna ei panda sul seda Starlinki mingit saadet, mis ju seda broadcasti edastab. Et need kaamerad ikka hanguvad mingi aeg ära. Et siis lülitatakse kohe üle mingi kopteri pildi peale või midagi. Et eks seal on neil on selle nagu broadcastingu koha pealt on kindlasti nagu kõvasti step up'ida veel. Et see kindlasti on nagu see, mille koha pealt nad peavad ka seda arendustööd tegema, ma arvan täna. Aga ma teen teile hästi kiirelt ühe mängu ja siis me saame korra rääkida üle ka, mis meile üritustega toimub. Ja, mis üritustega toimub. Me jäämegi siia istuma. Väga lihtsad küsimused osadest, me rääkisime ka juba nii. No davai. Nii. Küta, sul on mingi 2023 aasta andmed ka veel. ja tal on see, et kes oli Eesti president? Arnold Rüütel. Alustame sellest, et kes võitis aastal 26 Keenia ralli? Takamatas. Takamoto Katsuda. Nii, aga mis aastal võitis viimane jaapanlane ralli? 92 või 91, mis 92 oli see. 92, jah. Okei. Ütle nimi sina. Ma isegi ei jätnud meelde, sellepärast, et Linno ju ei suutnud hääldada seda normaalselt. 92 on õige. Mis klassis sõidab meie Eesti poiss? WRC 2, Škoda tiimis. Vale vastus, Rally 2. Jah, Rally 2, sorry. No jah, aga te vastasite juba järgmise küsimusega ära, et mis... Škoda. Jah. Škoda. Minu vanade andmete põhjal, mis on Virtsu auto suurusjärk hind tänastel? Tänastel 900 000 vist midagi või miljon? Milku natuke peale, 1,2 ma arvan. Alla milli? No mul on siin külas Milku.
no okei. mõlemad läheb suht sinna. Mis on maksimaalpiir väidetavalt, mis on pandud järgmise aasta pillideks? Mis ta maksta võib? Hinnapiir või? 350. 350. Jaa, ma enne rääkisin kõik ette ära teile juba. Ja nüüd... Sa võtsid nagu viktoriini küsimused ja rääkisid Rääkis vastused ette ära. Ei, ma mõtlesingi, et ma teen teile nagu tunnikontrolli pärast. Jaa, meil on tunnikontroll. Mõtlesin, sul valet pidi seal. Aga nüüd on asjad, mida me ei ole veel rääkinud. Nüüd lähme meie Eesti rallistaari Tänaku peale, on ju. Nii. Mitu rallivõitu on Tänakul kokku? Kokku või? Jah. Kas, Aga ma loodan... Rallivõitu või? Jah. Ma loodan, need vanad andmed ei ole, aga vast ei ole. No ta ei ole nüüd sõitnud, aga... Mingi soti ring. Rallivõitu. Ei ole. Rallivõitu. Mitte etapivõitu, rallivõitu. Ma pakun mingi 35, 30. 28. Õige vastus on 22. Okay. Nüüd, mitu katsevõitu? Seal oli üle 100. 105, 102. 115. 422. Ossa kurat. Mõtle, palju neid katseid on ühes päevad või mingi 5 katset. Mitu poodiumi kohta? Oli 22 või? 22 oli võite. Ja võite, ma mõtlengi. No siis on mingi 67. Jah, ma pakun 71. 56. No me ikka üldse ei tea. Ei, suht close it. Suht hästi tegelikult. Mitu Power Stage'i võitu? Power Stage'i võite, ma arvan, tal on mingi 20 ringi. Ei rohkem siis. Kui katsevõit oli 400, siis ma panen... jah, okei. Ja. Ma lihtsalt ütlen vahel, kas minust Power Stage on ainult üks ju? Ühe ralli kohta. Ja see on punktikatse. Aga ma panen ikkagi 70. Ma ütlen siis selle numbri põhjal 96. 23. Kurat, oleks pidanud esimese peale jääma. Okei, samas, vaata, kui sa juhid rallit, siis sa punktikatsel alati võtad rahulikult. Ja, sa ei lähe lõhkuma, sul on vaja lõpuni jõuda. Nii, kuulu jutu kohaselt, mis tiimiga Tänak võiks naaseda? Lancia. See on puhas sotsiaalmeedia kuulu jutt, ärge kuskil Delfis öelge, et naaseb selle. Ärge quote'iga, Marko. Lancia tiimi bossina ise sõidab nagu Jari Mati. Jah, põhimõtteliselt. Ja nüüd on üks suur küsimus, mida ikkagi iga normaalne eestlane, kes natukenegi autojuhi lube omab ja mõnda motosporti kunagi vaadanud on, mis aastal MM-tiitli sai Tänak? 2019. No? 20 ei olnud või? 2019. Kurat, miks ma teadsin 20? No vot. Nojah, come on, Simmo. Ühesõnaga, käime kiirelt üle, oleme motospordist, oleme palju rääkinud erinevatest spordialadest, eestlastest ka rääkinud, räägime korra, mis meil... Ma lihtsalt ütlen korra vahel, mulle meeldib see, et kuigi täna nagu ralli on veits nagu rahvussport Eestis on ju, siis sellest me oskasime kõige vähem üldse rääkida. Jah, sellepärast, et noh... Tead, ma arvan, me oleme juba 2 tundi rääkinud. Jah, me hakkame ära väsima. Me hakkame ära väsima lihtsalt. Jah. Aga käime siis, tõmbame selle vaikselt koomale, mis meil automaastikul üldse toimub või nagu autoüritustes. Aprillis hakkab juba tegelikult hooaeg pihta, vaatasin. 18 aprill on Drift Factory, season opening, Laitses, suvemaa punt, siis nagu ikka teevad drifti, teevad mingit chilli ja grilli. Kindlasti põnev, mida vaatama minna ja 25. aprillil kohe järgmine nädalavahetus on siis Street Race hooaja avamine või Street Race hooaja avamine Kiltsil. Haapsalus. Nagu iga aasta. Jep. Kindlasti ka põnev koht, kuhu minna. Sealt edasi siis järjest tuleb neid hooaja avamisi. 1. mai on Ameerika autod lauluväljakul koos cross-kartide sprindietapiga kusjuures. Kus lauluväljakul sõidavad või? Üles-alla, nad on enne ka sõitnud ju. Ja see on siuke kihvt, need autod on seal kaare ees, eelmine aasta ja jõudsin ise ka läbi astuda sealt, päris ägedalt on lahendatud see Ameerika autode hooaja avamine. Ja 9. mai, tuleb siis Cars & Coffee season opening. Jätkame mereteemaga ja seekord toome näituse Pirita jahisadamasse. Mis maksab pilet tavainimese jaoks ja mis maksab pilet inimesele, kes tahab oma autot tulla näitama? Auto on 10 €, pealtvaataja on 15 ja perepilet on 25. Perepilet hõlmab endas 2 last ja 2 täiskasvanut. Ühesõnaga, see tähendab seda, et mul on odavam tulla osalejana, et siis ma saan pileti ja ma saan veel parkimise. Sa saad üritusele parkimise, sa saad 2 pealtvaataja piletit ja... 2 pealtvaataja piletit pluss mina või? Ei, sina pluss kõrvalistuja. Okay.
ja seal on ainukene aga on see, et kui üritus hakkab kell 12 on väravad, siis sa pead kohal olema hiljemalt kell 11:30 ja sa ei saa enne ürituse lõppu sealt autoga kas välja. sinna saab igaüks tulla ükskõik mis autoga või teil on mingi komisjon, kes ütleb, et ei, sina ära tule? Ei, meil on ikka nagu tavapäraselt see, et vaatame autod üle ja siis kinnitame või siis saadame teate, et seekord ei pääsenud, sest ma meil on ostsin ikkagi endale tutika Toyota Yarise null modifikatsiooni. tavaline Yaris või GR. Täiesti tavaline hübriid, üks diisel midagi, kas ma saan sellega tulla? Mul on pandud ette väike splitter. Ei, kindlasti mitte. Marko, see on juba, sa ei saaks näo pärast sinna peale nagu. Kus maalt see piir jookseb siis? Täna on ikkagi juba teil need autod, mis sinna tulevad, on piisavalt palju on neid tuunitud autosid? Seal on, vaata, seal mängib väga palju rolli ka see nagu nii-öelda lugu, mis seal juures on nendel autodel. See aasta ostsin. Jah, see aasta ostsid. Väga hea roo võib rääkida, kuidas ta ostis selle. Dream car. Eks see on niisugune tunnetuslik olnud ju kogu aeg tegelikult, et täna on ju meil 9 aasta jookseb, 9 aastat on tehtud seda pulli, et ma pole 9 aastat ühega oma autoga sinna saanud, mis auto ma ostma pean? Sa oled käinud küll. Sa oled käinud seal oma telgi juures, parkinud põhimõtteliselt kõik ja ei, sa ei saa öelda, sinu R8 on käinud küll mitte sinu käes, aga on käinud. Sinu R8 on käinud Carson Coffil pärast seda, kui selle maha müüsid. Not possible, sest ma müüsin selle välismaale. Okei, siis sa käisid ise ikkagi. Siis on, sinu auto on käinud. Mul on kuskil pildid isegi sellest, kus R8 on minu üritusel. Nii et ei saa, juba hakkab valetama. Minu R8, mul oli R8 nii ammu, et esiteks ma ei tundnud sindki siis vist. Ei teadnud. Ja ma ei käinud absoluutselt autoüritustel. Ka valetad, sest sa oled käinud ka sellel Tartus, see, mis ERMi taga oli, täitsa videotõestus on olemas sellest, kuidas sa käisid seal. Seal me käisime Jussidega. Jah. Seal mul oli R8 veel. Jah. Ta on ise peal lihtsalt vahepeal tongis, vaata, siis ta ei mäleta enam. Ta on minu arust kogu aeg tongis. Aga kiirelt, ma arvan, üritusi on väga-väga palju. Jah. Minge vaadake, Veego lehelt saate ka minna sündmusi vaatama, seal on pikk list suve. Ma vaatan siin maikuus juba mingi üle 10 ürituse ja päris paljud nädalavahetused on sellised, kus tegelikult üritused kattuvad. Ma vaatan, et siin isegi algus 18. aprill on näiteks ju Drift Factory Open ja siis on samas Avalaks ka. Avalaks on muudetud, Avalaks on 25. aprill tegelikult. Seal on kuupäev muutmata, juba kirjutasin ka Märdile, et tehku kuupäevad korda. Okay. Aga jah, tõesti neid üritusi on üle Eesti, pea iga nädalavahetus suvel toimub, juuli on ka tihe, American Beauty, Youngtimer Camp, Retro Kulgurid, augustis samamoodi, kusjuures Statement tuleb uuesti Kakumäel, loodan, et sellel aastal on parem kui eelmine aasta. Kahjuks pean tõdema, et pettusin ise Statementis. Ilmselt ka suuresti ilma tõttu. Ilm oli väga-väga kehva, sadas vihma. Mina käisin sealt korra läbi, ma mäletan. Äkki nägi sind ka äkki? Nägime korra, jah. Aga jah, õues oli kindlasti niiski ja veits tibutas, aga samas see oli okei, et seal sees sai ka olla. Jaa, seal sees sai olla, aga mis minu jaoks oli see määrav faktor oli see, et tegelikult oli igav. Tegelikult igav, toimunud päev läbi midagi. Mikri otsas oli ikkagi vähest aega keegi, kui olidki need mingid rev battle'id ja mingi hääletamised, et kelle auto rohkem meeldib, siis nagu oli tegevust, aga muul ajal oli seda nagu tühja aega oli hästi palju. Päevajuht peab ikka olema. Keegi, kes hoiab Kaabel tegelikult oli ja ta tegi väga hästi seda, mis nagu oli nendel võistlushetkedel vaja, aga kui ma tõmbangi paralleeli enda sündmustega, kus mul Siim istub päev läbi mikri otsas ja käib ja seletab ainult niimoodi, et õhtul ei taha mitte midagi kuulda ja mitte kellegiga rääkida, siis see on see, mis selle tühja ruumi ära täidab, on ju. Ja augustis on ka 16. august on Carson Barbecue festival, ehk siis lähme teletorni juurde tagasi. Teeme Eesti meistrikad barbecues, teeme autonäituse, teeme midagi ägedat. Kas seal saab ka pealtvaataja või auto osalejana tasuta süüa või? Sa saad käia meeskondade juures proovimas
ja kogu toitlustus ehk siis ka nagu nii-öelda toitlustajad on kõik barbecue temaatilised. Ehk siis kõik need nii-öelda toidukärud, on ju, mis on kindlasti minu jaoks suur kaotus sellel aastal autoskenes Eestis on see, et Radicali ei toimu. Ehk siis Radicali punt on otsustanud teha vaheaasta, puhtalt sellepärast, et enda elud on niivõrd kiireks läinud ja sellepärast Radicali ei toimu ja tee ise siis seal Viljandis üks üritus. Ma ei viitsi nii kaugel teha ja ma ei hakka minema teiste meeste mängumaale mingit asja üritama teha, mida ma tegelikult teha ei oska. Et selles suhtes Radicali kingad on ikka natukene suured, et täita, nad teavad läbi ja lõhki seda kogu kontseptsiooni ja neil tuleb see väga-väga hästi välja. Ja novembris on siis, mida soovitan ka kõigil vaatama minna, on Supercross uuesti Unibet Arenal 13-14 november. Käisin eelmine aasta, väga lahe üritus oli, terve see Krossi rada oli tehtud Unibeti sisse. Vennad hüppasid ikka lae alla välja sealt mingi show käigus ja värki. Ma just ütlen vahel, et see on novembris. Jah, see on novembris. Tohu ja aega. Ei, siin on väga palju aega, aga tegelikult ma arvan, et suvesse mahub ja sügisesse mahub meeletult huvitavaid sündmuseid. Siin see piletidki veel ostavad. Saab, kusjuures saab juba, Supercrossile saab osta juba pileteid. Ja no eks naabrid teevad ka Katebil järjekordselt huvitav ettevõtmine, selline drifti, rinka, show-autod, festival, mitmepäevane, 4 erinevat Katebilli. Esimene on Norras, 29-31 mai. Siis on Mattropis Rootsis on siis see Midsummer Fest 11-14 juuli. Siis teine kuni 5 juuni tähendab, 11-14 juuni on Mattrop, teine kuni 5 juuli on siis main event, ehk siis Katebil Rutskogen. Norras ilmselt kõige legendaarsem Katebil, mida üldse teatakse. Ja 4-6 september on nad jälle Mattropis Rootsis ja lõpetavad hooaja. Ja mis on kindlasti veel suur muutus on Ultrace. Ultrace'il on täiesti uus kontseptsioon. Ultrace Wrocławist toimub ikka Poolas või? Jah, sellel aastal lihtsalt Ultrace on 2 erinevas kohas. Esimene Ultrace on 25-26 aprill Saksamaal üldse, Meerbuchis. Ja juulis siis 27-28 on Gdanskis. Ehk siis nad Wrocławist kolivad ära lõpuks. Seda nad ju ütlesid hooaja lõpus juba, et sealt nad ära kolivad. Et see kontseptsioon on ennast ammendanud, tegelikult inimeste jaoks oli ammendanud ka nende suhtumine juba selleks aastaks, ehk siis pileteid müüakse meeletult üle, rahvas kuhugi ei mahu, autosid on küll palju, aga liikumisel ei mahu, on ju. No see on ikkagi ju üks suurimaid. See on siin piirkonnas tõesti üks suurimaid ja tegelikult ägedamaid, et isegi vist see aasta tahaks minna uuesti Wrocławisse ei käidud korra, mitu aastat järjest ei viitsi minna. No sa Saksamaal ei saa minna, sa Poolast kaugemale ei lähe. Ja ma Poolast kaugemale ei lähe just. Aga kui reaalne mul sinna oma Jarisega saada on? Sinna kindlalt sa ei saa peale nagu. Et seal, kui me räägime ikkagi nagu Ultrace'is, siis Ultrace'is on... Aga samas, kui tõmbad Makita vedrud alla? Ma ikka usun, et ei saa, sellepärast, et noh, isegi... mingi suure antika ka. No siis võib-olla juba saab Eestist. Mingi laia randiga velje ja värk. Okei, siis juba hakkab looma. Keelen niimoodi. Kämbrisse on ja full kämbrisse. Aga ei, seal on ikkagi nagu, kui me räägime nagu Ultrace'i kontseptsioonis, siis seal on ikkagi juba nagu väga-väga tuusad pillid, et seal on RVB Porschesid ja Liberty Walki bodykitidega pille, et seal on nagu pillid, mis maksavad sama palju kui Eestis keskmine maja või korter. Et nagu puhtalt ainult ehituse raha, on ju, mitte auto enda hind juurde. Kuule, aga võtame viimaseks üritustest meie eestlastele väga populaarne Driftmasters. Räägime Driftmastersist ka korras. Jah, räägime Olja Pesur. Oliver Pesur lähevad sõitma. Ei ole veel nende uued. See on nagu üks uus inimene. Oliver Pesur. Oliver ja Pesur. Kui me ütleme Randalu ja Pesur. Randalu ja Pesur kõlab paremini. Kõlab paremini. Kindlasti autod vist jäävad neil samaks. Bodykiti uuendused äkki tulevad. Seda ma nägin, et Oll ostis uue rekka endale. Ja Ollil on ja veoauto, jah. Aga kuhu siis vaatama minna? 1-2 mai Itaalia, Roomas. Siis 16-17 mai Hispaania. Ja siis tuleb juuni juba 13-14 Iirimaa.
siis juuli 11-12 Soome, 24-25 juuli Läti ja august 13-14 Saksamaa, 11-12 september Poolas, lõpp. See Poola ja Saksamaa on ilmselt kõige vaatemängulisemad selles suhtes, et Saksamaa on lihtsalt äge, kuna ta on mingis vanas tööstuspargis on ju, või selles nagu karjääris ja Poola on kõva. No Rooma etappi ka ju, vaata ei tea, kuigi see tuleb ka vist Rinkal, aga seda pole varem olnud, eelmine aasta ära. Ja samas Saksamaa või see tähendab Hispaania tuleb ka ju uues kohas Madridis nüüd. Okei, eelmine aasta oli Hispaania, tegelikult oli kihvt puhtalt ainult kiiruse pärast, muud seal ei olnud midagi. Kas me käisime eelmine aasta vaatamas seda või? Me käisime üle-eelmine aasta. Eelmine aasta käisime Lätis. Okay. Ja ma just kuulsin, et jälle Läti on mu sünnipäevapäeval, nii et... Teed välja seekord või? Aga jaa, me lähme ka siis Lätti, Marko teeb välja. Sealt saab video teha. Aga jah, ei, Driftmasters ka. Driftmastersis ju nii palju uut ja põnevat ka, et kohtunikud vahetati välja. Kõik kohtunikud? Kõik 3 kohtunikku vahetati välja, enam ei ole Iirimaa kohtunikud. Üks kohtunikest on ka Eesti poiss, ehk siis kindlasti läheb ka natukene erapooletumaks see hindamine äkki, et ei ole ainult see, et ka iirlaste eksimuste kohasel või eksimuste korral lastakse nemad edasi ja öeldakse, et meil olid silmad kinni või näinud. Et ma arvan, et tuleb hea hooaeg ja tegelikult ju Eesti poisid võiksid nüüd nagu hakata rohkem tegusid ka tegema, lammutama, et on juba nühitud. Eesti poisid väga tublid. Me loodame, et Tarmo on siis see, kes on nagu korruptsioonile kaldu. Et annab Eesti poisid uus kohtunik Eesti poolt. Et on see, et tavast eestlased on ikka see nagu, et Eesti poisid lähevad sinna, siis ma olen mingi poliitkorrektne, vaata, ära ole, anna eestlastele. Ja Eesti poistele ära nüüd hakka, selles suhtes Eesti poistele natukene kui rohkem. On võimalus, anna meie poistele. Jah. Nad on ju head poisid tegelikult, mõlemad sõidavad hästi, autod on ägedad, ajavad Eesti asja. Tuleb ikkagi neid ka hoida. Aga jah, tõesti, kui me lööme kõik need nagu sündmused kokku siin Eesti ja Baltikumi driftivõistlused, Eesti ja Euroopa autosündmused, Driftmastersi, siis tegelikult suvel ütleme nii, et sa võid mööda Euroopat terveks suveks võid puhkuse võtta. Keegi ei saa öelda, et suvel igav on. Ei, kindlasti ei ole. Kuskil midagi on kindlasti vaadata, kellelegi kaasa elada. Goodwood on endiselt äge teema, kuhu võiks ka kunagi jõuda ja... Mõtle, kui kaugel see on sinu jaoks. No Inglismaal sinna lendad kohale. Aga Saksa ei lenda või? Ei, see on teisel pool ju. Inglismaa on Euroopa Liidust väljas, et see on sinu jaoks ka väga kaugel. Sinna on minnes passi ka vaja. See mul on õnneks, ma tegin just uue. Ja tegelikult ju viimase üritusena korra ikkagi tahan puudutada seda. On Wörthers nädal aega kestev automöll Austrias, et seal on ka viimased aastad on Petrolheadsi punt käinud, eelmine aasta käisid ja see aasta lähevad jälle. Never heard of it. Üliäge välja kasvanud tegelikult ongi GTI Treffen oli kunagi Volkarite üritusest välja kasvanud. Põhimõtteliselt Austrias mägedes terve linn elab lihtsalt nädal aega. See on mingid väiksed... Mis nad ülejäänud aasta ei ela või? Ei. Ehk siis seal ongi mingid oma väiksed miidid, mingid show'd, asjad, mingi main event, full festar nagu nädal aega kuskil Austrias mägedes käib autofestar lihtsalt. Ülikõva kontseptsioon. Kas ma sinna saan oma jarisega või? Sinna sa saad iga asjaga. Sa saad nagu seal linnas saad ringi liikuda ja olla osa nendest väikestest showdest main eventile. Ma ei usu, et sa oma jarisega peale saad. Ei, ka Tiib ja Velgan all juba selleks ajaks. No ja siis saad kindlalt peale. Lähen otse Ultrace'ist sinna. Ultrace on vist hiljem või? Jah, Ultrace on hiljem, jah. Sa saad sealt minna Ultrace'ile, aga ma arvan, et selleks, et kindlalt peale saada, sa pead mingi eriti nilbe, mingi Golf 3 ostma lihtsalt, sest Golf 3 minu arust vaieldamatud kõige koledam Golf. Ja selle nagu koledalt ära tegema. Kunagi oli ju teema see, et äkki need olid Golf 2. Golf 1 on see nii-öelda veits rariteet juba, Golf 2 oli see veits kandiline veel. Jah, Golf 1 on suure tagaaknaga kandiline. Ja siis Golf 2 tehti seda rat-style, et lasti mingi kuradi
soola APV-ga see Kapott lasti, jah. rooste ja värk ja siis pandi ette numbrimärk, need pandi ühe kruviga kinni, et see numbrimärk istus niimoodi. Jah, ja siis üks esitiip pandi kleepse täis, lai plekk alla ja Makita madaldus ja läks, võt see oli showpill. Ja kindlalt pagassis oli mingi aus tümakas. Ja mingi tonnine suppar oli alati pagassis, näed, et kui käima panid, siis katuseplekk käis kuradi lainetana. Aga samas seda projekti ei ole kallis teha ju. Need millid võib-olla juba maksavad midagi. Golf 2 täna juba natukene maksab, veel on mõistlik osta, Golf 1 täna enam nii naljalt esiteks ei leia ja teiseks on juba kalliks läinud, et siin nagu korralikud pillid liiguvad 10 ja pluss. Ma olen ühe korra elus näinud, no sa oled kindlasti rohkem siukseid pille näinud, aga minust äkki oli mingi vana Volvo, mingi siuke see pikk unikas ja seal oli nii julme tümakas sisse pandud, et tal oli reaalselt salongi keskel oli tugitala lakke viidud. Ja need muusikaautosid, kusjuures DRF 44 Carson Castle'il on ju SPL alati ja seal on nagu vaatad, et tuleb mingi full rotikas ja siis vaatad, mis heli seal sees on ja väga palju tal on kaaret sisse pandud, katus läbi ei vajuks. No aga tõmbame otsad kokku või? Kiirenduseni ei jõudnudki, meil on kiirenduskalender ka siin, vaadake ise. Ütle, kust vaadata saab lihtsalt. Carstaffist ja Veego lehelt saab vaadata, sündmused on kõik olemas, minge vaadake Veego esilehelt, scrollige natuke allapoole. Seal kiirendust vist ei olnud, kiirenduse kohta leiate kiirendusport.ee. Aga me lisame need ka sinna. Aga Veegos sa ei pea isegi alla kelima, üleval on ka sündmused. Uudised ja sündmused on ühe nupu all. Vabad sündmused ja sealt on lingid igale sündmusele. Neid on väga palju ja kõikidest me rääkida siin ei jõua. Ei, me jääkski rääkima, ma arvan, me räägiks hommikuni. Palun kõik, kes te nüüd heidite Kristot peale tema F1 väljaütluseid, andke meile teada kommentaariumis. Jah, palun pange mulle kommentaaridesse heiti, täpselt selle pärast ma siin olengi. Ja kui kommentaarides panete, siis hooaja avamisele tulete Carson Coffee omale, tulge öelge näkku ka. On mul ka põnevam natukene. No nii, oleme rääkinud. Sind visatakse lihtsalt vett ära, et sadamasse ongi kõik. Ja, ega seal muud üle ei jää, aga paadi peale. Tõmbame otsad kokku, ma arvan, oli päris siuke sisukas, natukene teistmoodi episood, kindlasti põnev. Ma arvan, et aasta lõpus teeme kokkuvõtte kõikidest hooaegadest, nii F1-st kui MotoGP-st kui WRC-st kui muudest asjadest ja näeme järgmises episoodis. Tšau, olge mõnusad. Bye!